Tere tulemast kuulama ja vaatama papsid.ee podcasti. Mina olen Kristo Tuurman. Ja mina olen jätkuvalt Illimar Pilt. Jätkuvalt ja te kuulete podcasti, kus me räägime vanemlusest, paarisuhetest, suhetest lastega, suhtest iseendaga, ikka kõigest sellest, mis on oluline, ehk siis suhetest saab mõnusa nagu fookuse. Ja nagu ikka, meie podcastil on oma toetava õla alla pannud ka muutus.ee ehk siis Peep Vainu poolt korraldatud mõtterännakud Kaja Kultuurikeskuses, kus on auga meil mitmel korral olnud käia ja oma mõtteid selgeks mõelda, ehk siis mõtteid on meil palju, aga seda fookust ja neid nagu mõnusa struktureerida aitavad Peebu mõtterännakud ja ei väsi soovitamast Spotify's ka või kuskil mujal seda listi muutus.ee nagu artistina, seda nii-öelda bändi, mis siis taustaks mängivad ja see on ülimõnus muusika. Ma arvan, mul oli Spotify's top 1 artist sellel aastal, sest nagu töö tegemise taustaks, endaga mõtlemise taustaks muusika on suurepärane. Nii et kindlasti võtke ette, kuulake, saate väikest seda šnitti võtta ja siis teate, korra kuus need mõtterännakud toimuvad seal Kaja Kultuurikeskuses. Ja loomulikult ei väsi ka kordamast, vaadake ikkagi papsid.ee ja meie koolitusi, kutsuge meid külla enda ettevõttesse kollektiivi, et meile väga meeldib käia ja nendest paganama kõige olulistemast asjadest rääkida, nagu suhted ja viimasel ajal ka vaimne tervis, mis on meil maru oluline. Ja üks suur üllatusuudis veel minu poolt, nimelt mul tuli just välja raamat Pall, nii et kõikidel, kellel on väiksed lapsed, siis ma väga soovitan, on nii Apollo rahvaraamatu poodides on olemas, võite ka otse kirjutada, on äge palliraamat, mis räägib ühest pallist, kellel pole käsi jalgu, et ise mööda maad veereda ja tal on abi vaja. Ehk siis igatsusest, tähelepanust, armastusest siuke nagu mõnus äge lasteraamat, mida ma kindlasti soovitan kõigil ette võtta ja leiate poelettidelt ilusasti nagu ülesse. Aga nüüd läheme tänase saate juurde ja jälle üks mu lemmikteema täna saates. Ei ole mitte midagi teha, siin nagu hakkab selle loel juba nagu korduma kogu aeg. Paistab, et jälle ma midagi rääkida ei saa. Ei, ma natuke annan sulle ka sõna, aga pole midagi teha. Meil on nimelt täna räägime ei millestki muust kui seksist. Meil on külas sekscoach Agnes Kangur. Tere tulemast saatesse. Tere, aitäh kutsumast. Rõõm, et sa siin oled. Meil on iga hooaeg on olnud selline, ütleme, eelmine hooaeg oli ka, et ikkagi ei saa, seks on iga suhte osa. Eelmine hooaeg me alustasime 4. episoodis oli meil Epp Kärsin oli külas. Täna siis natukene teise nurga alt ja läbi teise inimese nii-öelda, et räägime sellest suhte ka ühest vast alustalast, võib-olla mitte, et sellest seksist. Nii et see on nagu lahe. See käib ikkagi meie teema kohta, sest me ei saaks muidu olla papsid, kui me ikkagi oleks tegelenud seksiga. Vähemalt mõned korrad oleme seda praktiseerinud. Jah, produktiivselt. Ja et see on nagu tõestus on meil olemas, et mõned korrad oleme seda teinud. Aga räägi kõigepealt endast, me alustame alati algusest, ehk siis teeme väikse eelmängu. Kust sina tuled, sündisid, milline sinu lapsepõlv oli, suhtud vanematega, et lähme siuke algusesse. Te lähete ikka väga algusesse. No natukene et pikalt ei pea, aga natukene. Ja mina sündisin Tallinnas ja minu lapsepõlv oli selles mõttes, ütleme, ta oli kirju, seal oli kõike, aga ta oli selles mõttes äge, et minust kasvas üks julge ja sekspositiivne naine, kes ei häbene enda seksuaalsust ja naudib enda seksuaalsust, enda keha. Et selle eest olen ma lõputult tänulik, et see keskkond, kus ma kasvasin, seda võimaldas. Sest et see, kuidas see seksuaalsus kujuneb, see saabki lapsepõlvest alguse, ja kui seal on olnud mingeid selliseid episoode või juhtumeid või midagi sellist, mis on mõjunud häbistavalt, siis need on need inimesed, kes on minu kliendid lõpuks. Aga mis see tähendab, et nagu näiteks ütlesid ka, et oli nagu positiivne keskkond. Kuidas see keskkond välja näeb? Mis see siis tähendab, et see selline nagu oli, et kuidas, ja pildikus öeldes, et kuidas siis tuleb sekspositiivne? Meil on Kristol on 2 tütart, mul on 3 tütart. Mida ma saaksin teha, et minu tütred tunneksid ka ennast vabalt, oma kehast vabalt, oma seksuaalsust välja näidata ja toimetada? Ja mida kindlasti mitte teha, eks ju? Ja, no eelkõige on see kinni vanemate sekspositiivsetes hoiakutes või üldse hoiakutes, millised need hoiakud on, kas need on sekspositiivsed või need ei ole. Et loomulikult meid mõjutab nii bioloogia, ka sotsiaalne ja kultuuriline pool, et ühiskond annab oma mõju. Ütle ka sekspositiivne. Mis tähendab sekspositiivne üldse? Mina pean selle all silmas seda, et suhtumine seksuaalsusesse on see, et see on loomulik. Et ei ole tabu. Just, et see on loomulik osa elust. Ja sinu kodus oli niimoodi? Ja just. Et minu vanemate hoiak
ja suhtumine ja käitumine näitas mulle seda, et see on loomulik osa minust ja siin ei ole midagi häbeneda, nii mu keha siis on ju, suhtumine kehasse, ma ei tea, alastusse on ju, kui ka siis näiteks enese rahuldamisse, enda puudutamisse, et jah, ma sain selle sõnumi, et see on kõik äge ja mõnus ja nii peabki olema. Mis siis, ma saan aru, et see nagu häbi ongi üks põhiline koht, mis võib nagu tekkida seal nagu noorena ja väiksena, et on sul mingid näited ka tuua, et kuidas siis vanemad või nagu oma klientide pealt, kuidas siis vanemad seda häbi oma lastel nagu tekitavad või et kui me sealt lapsepõlvest alustame? No väga paljud kliendid ütlevad, et lihtsalt ei räägitud mitte midagi. Null. Jah. Aga vaikus on ju väga kõnekas, eks ju, et see juba viitab sellele, et see on mingi teema, mida meie ei puuduta. See on üks asi. Siis näiteks tüüpilisemad juhtumid on ka see, et ma ei tea, telekast või kuskilt on mingi stseen, kus ma ei tea, suudeldakse või isegi nagu midagi seksilaadset toimub, on ju. Ja siis kas siis kähku telekas kinni või on kõigil silmad häbi täis, on ju, või õhk on pingest paks, eks ju. Et laps ju korjab kõik need signaalid üles, eks ju. Või siis, ma ei tea, sattus kätte mingi ajakiri või hiljem mingi video või mingi asi, et milline see reaktsioon siis oli, on ju. Paljud on jäänud lasteaias vahele oma õpetajatele, ma ei tea, lõunavõinaku ajal seal puudutanud ennast, on ju. Ja siis on saanud häbistatud või on olnud, ma ei tea, näidanud teisele lapsele, on ju, mis iganes, aga seda ei ole siis lahendatud selliselt, et laps saaks sealt nagu õpetliku signaali, vaid seal on ikka mingi häbistamine kaasatud. Ära näpi, ära tee, on ju, see ei ole okei, kata ennast kinni. Ja sama ütlevad vanemad ka tihti, see ära näpi on üldse üsna tihti selline asi, mida öeldakse nii poistele kui tüdrukutele, eks ju. Et need on võib-olla sellised tüüpilised. Aga kuidas siis peaks ütlema? Ja mida siis teha näiteks ongi, et nagu ka see nagu läbi jooksud ja ma saan aru, et on tavaline, et see, et nagu see lapsed enda keha õpivad nagu tundma erinevas vanuses on see vist võib juba täitsa nagu sa ütlesid lastel olla. Mida siis teha, kui vanem seda nagu avastab või näiteks lasteaiast tuleb see signaal või et kuidas siis käituda selle puhul? Ja kodus on väga lihtne selles mõttes, et sa saad lapsele anda selle sõnumi ja öeldagi talle, et keha avastamine on väga õige ja okei tegu, aga lihtsalt tee seda privaatselt, eks ju, et tee seda oma toas. Et see on see põhiline sõnum, mille laps peab saama, et see ei ole lihtsalt selline asi, mida seal teiste ees teha. Ja lasteaias samamoodi tegelikult, et lihtsalt selgitada rahulikult, et see on midagi privaatset. Mida teha? Kas on mingid nagu näpunäited ka või on nagu et erinevas vanuses, meil on ka kamba peale siin on, eks ju, neid lapsi nagu rohkem, et meil on siin palju, mis vanus on 4, 7, 9, 11, 12, 11 on jah. Ja siis on 16 veel ja eks meil on nagu väga ilus lai ampulaa tuleb kahe peale nagu kokku ja ülejäänud on tüdrukud, et mis vanuses nagu mida ja kui palju üldse nagu rääkida või on see puhtalt see, et kui laps ise huvi tunneb, siis nagu peegeldad vastu või et sa ütlesid ka, et üks põhiline viga, mida vanemad teevad on, et ei räägi, eks ju, või sellest üldse ei räägita. Millal ja mida ma siis räägin nagu? Eriti ongi nagu, ma ei tea, ma arvan, et meil ei rääkinud keegi mitte midagi, jäeti võib-olla see väike ajakiri vist oli kuskil raamaturiiulis, mis tollel oli seal Vene ajal see nagu põhik Ulrike või mis seal oli, ma ei mäleta, mis see nimi oli veel. Ma arvan, et see oli mul, aga ma ühtegi juttu ajamist küll sel teemal. Mina mäletan küll, et selles mõttes, et ma sain tohutult ägeda tähelepanu osaliseks, kui ma ronisin oma isa Mosvitsi selga ja tõmbasin püksid maha ja tantsisin seal terve see maja täis lapsi, oli seal, sa oled cool vend ja sealt läks minu karjäär lahti. Et nagu lasteaias ikkagi arstimängud ja kõik siuksed teemad on, aga neid tuli salaja teha, see oli ikka põnev ka. Sa said sellesid aru, et see tuleb salaja teha? Aga kui ma kasvasin suuremaks, siis mul tuli meelde see, et 90-ndatel oli ju lõppes tavaprogramm ära TV3-st ja Kanal 2-st näiteks või mis need olid, on ju. Siis hakati näitama ju filme, mis olid erootikafilmid. Meie juures selles vanaema, ma koos vanemaga vaatasin. Ma nagu ei saanud aru, miks neil tihti paljud. Kui vana sa olid? No mingi 10, 12, 13, midagi siukest on ja siis ma hakkasin koju viima raamatukogust vanaemale. Ja siis raamatukoguse juhataja, kes andis alati punastada, siukest asja lahed. Ma hakkasin üks päev uurima, ma vaatasin mine vekki, see oli puhas porno ja mis seal oli nagu. Nii et su vanemale oli veel siis siuksed. Ja minu vanaema, ma ei tea, tema võib-olla mõtles, et ta vaatab seda mingit armastusfilmi, et kus on vähe lihtsalt rohkem tseene või midagi siukest. Aga ühesõnaga see oli vanemad mul ei rääkinud, aga selle eest vanaema avas selle maailma, et see on jumal okei, mida sa vaatad. Aga sulle aga siis, et ehk siis erinevad vanuses, mida, millal, kui palju? Kas on mingi pidepunkte, mida meie kuulajad saavad ka nagu võtta, ma ei tea, enda ellu kaasa? Ja seal on ikkagi see, et see peab olema eakohane. Ja, aga see ongi nüüd keeruline koht natuke, sest et ma vaatan, et ajaga
noh, noortel on ju, väikestele lastele on see info nii kättesaadav, et mis enam üldse on eakohane, kui ta juba ise on sellele ligi saanud. Noh, muidu on nagu see, et ikkagi sellisele 8-9 aastasele sa ei räägi päris detailselt, et millised on erinevad viisid seksuaalne olla, näiteks ei hakka oraalseksi tutvustama, eks ju, või mingeid videoid näitama. Samas 9-aastane võib täiesti vabalt sult hakata seda küsima. Et noh, siis vähemalt mina arvan nii, et siis peaks talle lihtsalt ütlema, et see kõik ei ole veel sulle eakohane info, aga tea lihtsalt seda, et seks ei ole ainult laste tegemise pärast, sest et noh, kõik need raamatud sellisele vanusele on ju see, kuidas see spermatosoid seal liigub, on ju. Et noh, seda nad peavad nagunii teadma, aga et lisaks see jutt sinna juurde, et seda tehakse ka ikkagi naudingu pärast ja et kui 2 inimest ongi soovivad ja üksteisele meeldivad, et siis seal on ka see naudingu fookus, aga noh, kaugemale ma sealt ei läheks, on ju. Nüüd, kui ta midagi näeb, siis on muidugi vaja hakata selgitustööd tegema, et noh, ma ei tea, kui ta pornot näeb näiteks, on ju, et noh, et see on lihtsalt film, et see on sisuliselt nagu action film, et see ei ole päris ja nii edasi. Aga noh, nad ütlevad, et kuskil, kui ma nüüd ei eksi, ma ise ju tegelikult noortega ei tööta või väikestega, mul on täiskasvanud kliendid, aga kui ma nüüd ei eksi, siis nad ütlevad, et sihuke 12, 13 juba kindlasti võiks hakata täpsemini teadma, on ju. Aga noh, ma ei tea, need 11-aastased teavad juba ka päris palju, mul endal on tütar 11. Et no ma lugesingi need juhtnöörid läbi, mis olid selle kohta, et mis see ealine on, seal on mingi vanuste kaupa, aga mul hakkas tunduma, et see hakkab võib-olla natuke isegi ajale jalgu jääma, sest et see minu 11-aastane teab küll rohkem juba ka seda, mida ma muidu arvasin, et ma võiks talle siis hakata hiljem rääkima. Et noh, ma usun ka seda, et neil on ikkagi parem kuulda seda vanema käest, kui hakata seda kuskilt mujalt kuulma. Sinu kodus siis Agnes oli niimoodi, et sul nagu ema ja isa olid siis samal lainel. Et ei olnud sihukest nagu põrgatamist, et kuule, räägi nüüd sina või tegele nüüd sina selle asjaga. No, päris nii see ei olnud, mul lihtsalt võib-olla oli see, et ema oligi see matriarh ja tema siis otsustas, mis on või ei ole, et ma tegelikult rääkisin põhiliselt emaga. Sest ma mõtlen selle peale, et nagu meil on ka kodus, et kui minu kaasa on siis tunduvalt rohkem nagu nii-öelda ütleme seksuaalselt kinni, ta häbeneb nagu nii-öelda nendel teemadel nagu nii-öelda rääkida või avada neid, on ju. Aga ma selle poole poolt on nagu nii-öelda palju rohkem nagu nii-öelda avatud, et ma saan oma tütartele nagu nii-öelda seda jagada ja rääkida, näiteks 11-aastasega ongi, et nagu istume saunas ja siis räägime sellest, et kuidas sul on alastusega, et millal sa tunned, et näiteks isa ees, et millal sa peaksid hakkama et sa ei taha enam siin saunas koos minuga käia ja kõik siuksed teemad on ju. Minu naine ei saa seda teemat nagu üles võtta. See on väga hea, et sina jälle saad, nii et siis te nagu toetate üksteist, on ju. Ja noh, hästi oluline on seda uudishimu lastel toetada, et kui nad küsivad, siis isegi kui see võib-olla ei ole päris eakohane neile nagu detaili minna, siis sa saad ikkagi öelda, et nii hea, et sa küsid ja mul on nii hea meel, et sa minu poole pöördud ja et küsi kindlasti, kui sul veel küsimus. Turvatunne on ju. Just, et tal tekiks see tunne, et võib alati tulla. Ja siis noh, see on natuke tunnetuslik, et sa ise tunned oma last ikkagi kõige paremini, et aga noh, seal on mingi piir, kust nagu nende närvisüsteem ei ole ikkagi kõigeks veel valmis, et neil ei ole vaja nagu liiga detailselt infot saada. Ehk siis kindlasti, kui on küsimus, rääkida, avada ja olla avatud, on põhimõtteliselt see, mis laste puhul on kõige kasulikum, et nad julgeks tulla ka edaspidi sinu juurde. Ja ma noppisin ka selle Agnese jutust välja, et ka rääkida sellest, et see ei ole lihtsalt ainult lapse saamiseks. See ei ole mingisugune kristlik töö tegemine, et saame ainult sellel hetkel kokku, kui vaja beebisid teha, vaid see tegelikult on üks intiimsuse osa. Ja nad õpivad seda ka tegelikult sellest, et nad ju vaatavad teid kõrvalt, teid kui vanemaid, et kuidas te omavahel suhtlete. Et see on vanemad kõige esimene selline paarisuhe, nemad mudeldavadki seda, kuidas see võiks üldse välja näha kõik. Et kas teie omavahel olete soojad ja puudutate üksteist ja kas te omavahel, ongi, et kas te tundute üldse seksuaalne paar omavahel ja siis kas te lähete vahepeal oma tuppa, ütletegi, et nüüd on meie privaatne aeg või ise nagu normaliseerite seda käitumist, sest osad vanemad mängivad, et nemad ei seksi põhimõtteliselt, on ju, et lapsed jumala eest teada ei saaks, mis on tobe, sellepärast, et lapsed just ju tegelikult nad peavad seda teadma, muidugi nad ei pea seda pealt kuulama, on ju, aga nad peavad seda teadma, et see on normaalne paarisuhte osa. Enamik kliendid, kes minu juures käivad, ei ole mitte kunagi näinud oma vanemaid isegi suudlemas mitte. Okei.
see on nagu küll märk nagu omaette. Meie nagu ei väsi seda kordamast ka, et üks suurim kingitus, mis iga vanem saab oma lapsele ikkagi ellu kaasa anda, on see, et tal on äge paarisuhe oma partneriga. Ja see on nagu, sest see tõenäosus lihtsalt nagu suureneb nii palju, et su lastel on ka turvalised, ägedad, kihvtid, lähedased paarisuhted nagu tulevikus. Et see on nagu parim asi, mis sa teha saad. Ja ta ei saa seda teha või ta ei saa seda nagu kaasa võtta, kui see on saladus, et teil on äge, intiimne, turvaline lähedus täis paarisuhe. Et nii see päris paljud vanemad nagu nii-öelda üritavad olla perfektsed, kes kunagi ei ole konfliktis omavahel ja kõik muud sellised asjad ja intiimsust ei ole seal ja kõik asjad, siis ongi, et hoitakse lapsi justkui sellises lapselikuses mullis on ja kui nad lähevad päris ellu, siis nad kohtavad esimest korda näiteks konflikti või siis intiimsust. Ja see on ka hästi tüüpiline, sest mina aitan ka paare tihti ka kommunikatsiooniteemadega ja seda ma kuulen ka päris palju, et paljud isegi on uhked sellele, et nad ütlevad, minu vanemad mitte kunagi ei tülitsenud. Aga minu jaoks see on päris punane lipp. Jah, punane lipp. Kohe see on meil ka, absoluutselt on see õige. Kui rääkida nüüd sellest, et me nagu töö mõttes teed, et sa oled nagu see, sex coach. Väga kiiresti ütled lapsepõlvest välja. Super. Aitab küll lapsepõlvest. Ikkagi tahan endale ka kasulikke nippesid korjata. Muidugi. Et kes see sex coach nagu on? Mis ta eesti keeles, mis see nagu termin on? Mis üldse tähendab? Ma olen seksoloogia ja seksuaalnõustamise väljaõppega spetsialist, mis oli nüüd veel keerulisem nimetus selle kõige kohta. Aga põhimõtteliselt ma aitan inimesi, nii mehi, naisi kui paare erinevate seksi ja seksuaalsusega seotud teemadega ja toetan neid selles, et nad saaksid luua siis seksuaalelu, mis neile tõeliselt naudingut pakub nii iseendaga kui partneriga. Et minu poole pöördutakse igasuguste erinevate. Too näiteks mingi paar, ma ei tea, mina Villimar, et miks me peaksime sinu juurde tulema aja panema? Mis on nagu need kohad, mis nagu kindlasti... Meie paarina nagu siis. Meie paarina. Kõige tüüpilisemad teemad on iha teema. Kui on paar, siis see, et üks tahab rohkem seksida ja teine tahab vähem seksida. Kui vahel on üksikud inimesed, siis mõni tunneb, et tal on liiga kõrge seksuaaliha, mõni tunneb, et tal on ikkagi liiga madal seksuaaliha näiteks on ju. Siis osad naised ei saa orgasme, kas ei ole kunagi saanud või tuleb väga raskelt. See on nagu üks teema, aga veel laiemalt on probleem tegelikult selles, et väga paljud inimesed ei naudi seksi absoluutselt. Nad ei ole seda kunagi naudigulisena kogenud. Kui sa neilt küsid, kuidas seks on olnud, siis nad ütlevad, et ei ole vastumeelne olnud, mis on väga madal läbi või väga madal standard seksile, ma ütleks, et pole vastumeelne. Siis on meestel on erektsioonimuresid. Päris tihti üldse sellist sooritusärevust, mille tõttu ka siis see erektsioonimure tegelikult tavaliselt. Või ka muret sellega, et ei oska kuidagi naist puudutada või ei oska. Kas sa näed ka seda, et kas on ajas kasvanud? See mure erektsiooniga ja on küll ja. On see kuidagi seotud ekraanide ja porno ja sellega levik? Ja tundub küll ja. Just, et ma näen nii nagu nooremaid mehi kui vanemaid mehi, aga just see hakkab enne nooremaks minema, selles on see probleem. Kui nagu rääkida, tahaks nende kõikide, mis sa välja tõid ka nendest teemadest paar sõna eraldi ka veel rääkida, kui sellest viimasest siis rääkida ja pornos, siis ma olen ka ikkagi väga drastilisi neid nagu näiteid nagu kuulnud, et kuhu see on nagu jõudnud, et osadel nad ei saa isegi eksisteerida ilma, et nagu porno taustaks lihtsalt mängiks, et neil on nagu see keskendumisprobleemid on juba nii suured, see nagu porno on võtnud kogu elu põhimõtteliselt nagu üle. Et kui palju sa näed, et kui palju see siis paarisuhet nagu mõjutab nagu enda töös, et mida siis nagu teha, et kas see pornosõltuvus on teema või porno vaatamine üldiselt on nagu teema või kuidas sina pornot vaatad ja sellele nagu soovitusi oskad anda paaridele, meestele, naistele? Ma ei ole nagu lõpuni negatiivselt meelestatud porno osas, lihtsalt nagu iga asjaga tuleb seda nagu mõõdukalt tarbida. Ma ise ei ole väga suur fänn, ma kunagi vaatasin tegelikult päris palju, ma enam selles vanuses, kus ma praegu olen ja sellises paarisuhtes, kus ma praegu olen, ma ei näe nagu põhjust, see ei anna mulle mitte midagi. Et mina tahan eelkõige olla hästi kohal, aga porno viib su nagu mujale ja viib fantaasiasse ja isegi enese rahuldamise ajal ma tahan olla hästi kohal iseendaga, mitte selles fantaasias on ju. Aga mõne inimese jaoks ta ikkagi on väga toetav, on ju, et ta aitab fantaseerida, ta aitab seda erutust enda kehas üles leida, erutust tõsta, on ju.
ta on hea õppevahend ka selles mõttes saab olla, et sa saaksid üldse avastada, mis sind erutab, on ju, oma fantaasiaid näiteks. Aga paaride puhul on tihti probleem selles, et need kipuvad olema enamasti mehed, kes on siis nagu harjunud selle porno sellise intensiivsusega. Esiteks nad saavad sealt täiesti valesid sõnumeid, kuidas üldse naist puudutada ja kuidas üldse seks peab välja nägema. Siis nad on harjunud selle intensiivsusega ja selle sihukese tugeva dopamini laksuga, mis sealt on võimalik saada. Ja siis nad ei oskagi üldse nagu selles tavaolukorras olla. Et see võib isegi juhtuda, et see muutub igavaks sulle. See tavaline olukord, see tavaline naine, see tavaline stimulatsioon. On ju. Mõnes mõttes see ikkagi muudab sind tuimaks minu mõelest. Pikas plaanis. Jah, pikas plaanis. Jah, et see on jälle see nagu negatiivne aspekt, et ma kujutaks ette, et nagu seda vahel tarbida võiks olla okei, aga inimesed on väga kehvad mõõdukuses, on ju. Et samamoodi nagu sotsiaalmeedia kasutuses, et kiputakse liiale minema. Ja noh, kui on noored poisid, siis see on hästi halb õppematerjal, täiesti kohutav, aga tihti ainus, on ju. Ja tekitab vist ka seda sõltuvuse kohta tegelikult nii lihtsalt sinna juba peale, kui sa oled nagu nii vastuvõtlik juba. Dopamini litter, mis tuleb. Dopamini litter, on ju. Ja just see ka, et nad ju enamasti nad vaatavadki seda niimoodi, et nendest klikivad järjest neid videosid, et sa vaatad igat videot mingi paar sekundit ja sa otsid juba, seal tekib ka see efekt, et sa otsid aina nagu räigemat mõnes mõttes või sa tahad nagu saada veel suuremat seda hitti, on ju, nii et tihti see läheb ka nagu siukseks nagu, ma ei tea, et sul on pärast endal paha olla, et mida ma üldse vaatasin. Aga hüppame nüüd sinna nagu tagasi, okei, siis sinna laste juurde ja noh, ütleme praegu poisslapsed, mis vanuse siis peaks poisslastega pornost nagu rääkima, selle nagu mõjus, kuidas sa nagu vestleksid, kui sul oleks nagu poiss, mis ealise poisiga sa teeksid selle vestluse ja kuidas sa seda teeksid? See jälle natuke oleneb poisist, on ju, et kahjuks tõsiasi on see, et mida ma enda laste koolist kuulen või sealt poolt on see, et juba esimeses klassis on mingi klassivend siis selle porno osadele ära näidanud, on ju. Et ma ei süüdista siin last kuidagi selles, aga lihtsalt, et see on fakt, et siis keegi teadjam inimene, võib-olla tal on vanem vend või midagi, on ju, on juba näidanud, et ma ennem arvasin, et mina esimese klassi poisile võib-olla veel ei hakkaks rääkima seda juttu, aga kui ta juba näinud on, siis on vaja kindlalt seda adresseerida. Ja no jumal tänatud, kui ta sulle ütleb, et ta näinud on, aga ta ei pruugi ju öelda ka, on ju. Et seetõttu ma olen ise ka ausalt öeldes natuke... Ma olen ka nagu, ma olen tohutult hea meel nende suunade üle, mis praegu nagu maailmas on toimumas ja kuidas seda sotsiaalmeediat keelatakse nagu lastele nagu ära ja see on Austraalia näite põhjal, eks ju. Ja loodetavasti tuleb nagu siiapoole nagu ka, et tõesti mingis vanuses lastele peaks enam keelatud, aga nagu samas selles liinis võiks käia ka kogu porno teema, sellepärast, et see on ju, ongi põhimõtteliselt esimese lapsele, kui ta oskab õigeid nuppe vajutada ja klikkida õigetel kohtadel kätte saadav, mis ei tohiks nii olla. Et ma loodetavasti see jõuab ka kuidagi selle reguleerimiseni. Ma isegi lisaks selle, et kui me räägime nagu peidetud pornost, et minu enda tütrel esimeses klassis oli olukord, kus klassivend tuli, ütles, et kuule, et võtta suu. Kuidas esimese klassi laps kus ta sükse asja võtab, on ju, et siis tekkis arutelu nagu nii-öelda sellest, mis see suhu võtmine on ja kus kohast üldse seda asja kogenud ja näinud on. Ja tekkis tegelikult teine probleem, et oli mänginud kodus GTA-d ja GTA-s käib inimeste tapmine, alla ajamine ja seal on prostituudid ja prostituut tuli, võttis raha eest. Mõtle, ja mäng on 18+. 18+, on ju. Ehk siis jälle nagu milline lapsevanem nagu annab ligipääsu, sest see ei saa olla, et selle 7-aastasel on nagu 7-8-aastasel on nagu, ta läheb ise poodi ja ostab selle ja läheb selle mängu endal alla ja teeb seda. Vahel lapsevanad ei ole üldse kursis, nad ei süvenevad. Mingi automäng umbes. Palun olge kursis. Palun teadke, mis teie lapsed teevad. Mario Kart. Me rääkisime sellest, meil oli 27. episood oli Jaan Aruga, kus me rääkisime ekraanidest, et võtke kindlasti see ka ette, sellepärast seal saab ka väga palju nagu kasulikke osi ka just selle ekraanide arvutimängude ja tundub, et porno osas juurde. Aga lähme edasi, et see, ehk siis ilmselgelt seda nagu porno piiramine on üks nagu teema. Teine, mis sa välja tõid, on see, et kumb tahab nagu rohkem üks pool. Kas see siis vastab tõele, et mehed tahavad rohkem kui naised? Mina ütleks, et minul vähemalt on suht pooleks neid kliente, kus hoopis on vastupidi, et mure on selles, et naine tahaks rohkem kui mees. Et see on niisugune tüüpilisem juhtum, millest räägitakse, et naine ei taha seksida ja mees õudselt tahab igas asendis ja kogu aeg. Aga tegelikult on vastupidi ka, et see ei ole üldse nii nagu nendes soorollides kinni või üldse nagu, kuidas ma ütlen, see on tegelikult kinni hoopis selles, milline su ihatüüp. Nii? Jah, statistiliselt tõepoolest on mehed need, kes kogevad rohkem spontaanset iha.
ehk siis spontaanne iha on midagi, mis justkui tabaks sind nagu iseenesest. Ma ei tea, istud siin praegu, räägid minuga juttu, järsku tunned, tahaks seksida. See oli võimalik näida. Aga ma ei tea, vaatad oma naist, ta tuleb duši alt välja, kohe tahad. Kummardab naine, vaatad, nii ilus tagumik, kohe tahad. Ma ei tea, istud tööl, fantaseerid, mõtled eilsele õhtule, teil oli naisega hästi tore koos, juba tahad. Et seal on alati seksuaalne stiimul, aga suhteliselt lihtsalt juhtub, et sa erutud, sest piisabki sellest mõttest, mingist pilgust, mingist visuaalist, on ju. Ja osad inimesed toimivadki selliselt, nii et neil on selles mõttes see erutussüsteem hästi mõnusalt tundlik, et üsna lihtne on ennast niimoodi käivitada. Aga väga paljud inimesed ei toimi selliselt, et neil on vaja, et midagi seksuaalset nende enamasti kehaga juba toimuks selle jaoks, et see iha saaks üldse tekkida. Siis nad peavad juba olema erootilises kontekstis, kus midagi neid stimuleerib piisavalt, et siis see iha järgneks. Ehk siis tegelikult erutus peab hoopis esimesena kehas tekkima piisavalt nagu pikka aja jooksul ka, et siis see iha järgneks. See on siis vastusliku iha tüüp. Ja kui sa oled nüüd see inimene, kes vajab seda iha käivitamist, siis kui sa lihtsalt oma päeva käid ringi, teed tööd, oled seal kodus, toimetad lastega. Ei juhtugi. No ei juhtugi. Mis iganes hetkel sa lähed, küsid sellelt inimeselt, et tahad seksida, ta ilmselt ütleb sulle ei. Suht kindlalt. Ehk siis see on pigem kinni selles, aga on jumala palju mehi, kellel on samamoodi rohkem nagu põhiliselt nad kogevad siis seda vastuslikku iha. Ehk siis see ei ole ainult naiste teema. Aga pigem on see, mis sa kirjeldasid, pigem on see naiste teema. Nojah, ütleme statistiliselt. Okei, statistiliselt jah. Aga miks ma seda rõhutan on lihtsalt see, et ma näen neid mehi päris tihti, kes on selle narratiivi ohvrid, et mees peaks alati tahtma ja mees peaks alati valmis olema. Aga tegelikult ei ole. Ja tegelikult ei ole. Ja siis nad tunnevad ennast, nagu nad oleks kuidagi valed või ebapiisavad. Vähem mehed. Ja need naised, kes nendega koos on, nemad enamasti arvavad, et nad pole ikka piisavalt seksikad, sest et kõigi teiste mehed ju tahavad, kui naine hakkab sokki ära võtma juba on platsis. Aga minu mees on ja ta on väsinud või tal on tööstress on ja ta ei ole kohe valmis. Et see on see, miks ma seda rõhutan. Väga äge, aga kas sa näed seda, et kas on kuidagi vanuseliselt ka mingit moodi nagu seatud? No toon näite. Mina olin 20-ndates see, keda sa rääkisid. Teletupsud lõppesid, ma olin harjunud, et reklaamipaus, siis ma ikkagi lähen ju teen midagi. Ja siis kus see tunne tuleb, on ju. No põhimõtteliselt nagu nipsust. Nüüd, kui ma olen 40 olen, siis nagu ikkagi juba peab midagi juhtuma minuga, et ma ikkagi tunneks seda, et mul hakkaks tekkima see iha, mul peab olema vastav olukord, mingi süžee, ma tunnen seda, et ma olen piisavalt puhanud, on ja mul ei ole niimoodi nipsust, et lähen nüüd möllama, et lihtsalt see libido, nagu ma saan aru, meestel ajas langeb. Aga ma olen aru saanud või on tähele pannud kas või enda tutvusringkonnas, et kui sa jälgid nagu sõpradega ikka räägid, mis teil siis nagu nii-öelda toimub, on ja siis enamus sõpradel on kõigil nagu natuke langenud, aga naistel see 40 pluss hakkab just hoopis nagu nii-öelda vastupidi tõusma. Et naised nagu soovivad rohkem ja ma olen kuulnud sihukest teooriat, et naine siis nagu nii-öelda kompenseerib seda bioloogilist kella endal sellega, et kuule, ma pean rohkem seksima, et saaks, keha ise annab märku, et ma saaksin nagu nii-öelda beebisid veel viimast korda nagu. Kas sinu praktikas on ka niimoodi, et lihtsalt see vanuseline asi on ka, et erineb nagu nii-öelda meestel naistel? Iha on hästi keeruline teema tegelikult, et on hästi mitmetasandiline. See ei ole ainult see sinu bioloogia, see ei ole ainult su hormoonid. Väga paljud arvavad, et see on ainult selles kinni, mis su testosterooni tase on. Ei ole. Muidugi jah, kipub olema nii, et noored mehed on üldiselt väga hakkajad. Et see on tõsi. Aga üleüldiselt enamasti ei ole asi selles, et sul oleks testosterooni juurde vaja, sest seal on kõik muu ka mängib. Seal on psühholoogilised faktorid, seal on jälle sotsiaalsed faktorid, seal on kultuurilised faktorid, seal mõjutab see, mis su suhtes toimub. Turvatunne, usaldus, kõik asjad. Harjumused. Aga muidugi ta on seotud, siis ta on ikkagi ka seotud su tervisekäitumisega, ma ei tea, kas sa jood, suitsetad, teed trenni, on ju kõik need asjad. Et mina naiste puhul nagu mõtestan seda selliselt, et mida mina näen, et miks tihti naistel seksuaalsus tõesti hakkab alles 40-ndatest nagu üles minema ja õitsema, on see, et see on see vanus, kus nad hakkavad emotsionaalselt küpseks muutuma esiteks, nad hakkavad julgema ennast väljendada. Iseseisvus nagu mõnes mõttes. Just, lapsed tavaliselt on juba natuke suuremad, nii et nad ei ole enam kogu aeg hooldaja rollis, nii et neil tekib ruumi juurde alla naine.
siis nagu ma ütlesin, nad julgevad väljendada oma soove ja vajadusi rohkem, nad teavad paremini, kes nad on võib-olla enesekindlamad, ei põe enam nii väga iga asja pärast, 20-ndates naine on tavaliselt üsna ebakindel naine. Et seal on kõik need faktorid, mis on nagu küpsusega seotud, mis tegelikult toetavad kõige rohkem seda, et sa ennast tunneksid võimsana ja elusana ja seksuaalsena. Okei. Aga nüüd, kui on see, mis sa enne kirjeldasid, mis on ka enda koolitusruumidest ja päris tihti seda nagu kuuleme ja vastab tõele, et kohe räägime nagu väikeste laste perioodist ja niimoodi ka, aga üleüldiselt suhtes, et kui on sul kokku saanud siis paar, kus üks tahab oluliselt vähem kui teine, eks siis, mis sa kirjutasid, eha tüüp on see, et ühel on vaja juba füüsilist erutust põhimõtteliselt, eks ju, et ta pannakse sinna erootilise situatsiooni sisse, teisel käib see plõksust ja nüüd on see, et nagu, et kellegi plõksust käib, on see, et äkki viime ennast sinna erootilisse situatsiooni ja siis teine pool ütleb, et kuule, et aga mul ei ole mitte mingit huvi sinna erootilise sessiooni nagu minna, eks ju. Et mida siis sellisel puhul teha või mis nõu sa nagu annaksid? See ongi tavaliselt see keeruline koht, et ega need inimesed, kellel see vastuslik iha tüüp on, nad enamasti ei tea sest mitte midagi, sest ei räägita väga palju. Mis tõttu nad ise arvavad lihtsalt enamasti, et neil ongi madal, öeldakse madal libido või et nad ongi vähese seksuaalhuviga ja nad on ennast ise enamasti isegi niimoodi diagnoosinud või siis muretsevad selle pärast, et nad on kuidagi katki. Jälle, et see justkui nagu peaks olema, eks ju, et nagu kuidas paari suhtes võiks olla või kuidas teistel on ja nii edasi, eks ju. Et võrreldakse ennast ikkagi enamasti selle inimesega, kellel see nagu nipsust käib ja arvatakse, et see peakski nii olema juba sellepärast ka, et tihti suhte alguses see võib-olla isegi oli niimoodi, sest suhte alguses on enamasti kõigil inimestel väga seal hormoonid ikkagi mängivad rolli. No just, seal on palju dopamiini, sest on palju uudsust, on palju ebakindlust ja siis enamasti on mõlemad üsna hakkajad, on ju. Ja siis, kui see 3 aastat läbi saab, mõnel isegi läheb vähem aega. Ja pool aastat kuni 2 paar. Just, on ju. Siis närvisüsteem rahuneb maha, hormoonid jälle rahunevad maha ja siis tuleb see tõde esile tegelikult, et mis see inimese selline võib-olla omasem olek on. Ja siis enamasti tekib see iha erinevuse probleem. Ennem tavaliselt on see peidus. Et ühesõnaga, ma arvan, et see esimene asi on see, et inimene saaks üldse aru sellest, et sa ei peagi lihtsalt lambist tahtma. See on väga okei ja küsimus ei ole siin selles, et sa ise oled vale või et su partner sulle piisavalt enam ei meeldi, vaid et nüüd ongi vaja hakata ennast ikkagi sinna erootilisse olukorda panema. Et see ei ole üldse mingi argument tegelikult, et mul ei ole tuju, selles mõttes, et sul ei olegi tuju vaja ja see tuju ei teki sul ka niisama, et tuju sa võid sinna koju ootama jäädagi. Nüüd on küsimus sellest, kas me saame koos hakata seda tuju tekitama. Aga see eeldab, et see inimene, kellel see käib rohkem nipsust, saab ka sellest aru, et nüüd ongi vaja toetada seda teist inimest selle konteksti loomisel, et tal saaks hea hakata ja samas ei tohi teda survestada selles mõttes, et seal ei saa olla see koht, kus sa nagu nõuad, et see seks nüüd juhtuks, sest et see, kellel on vastuslik iha, ta peab andma võimaluse. Aga nii kui ta tunneb survet, siis ta enamasti läheb jälle lukku. See on väga nagu ilus nagu siuke nagu kuidas öelda nagu asi, mis nagu ei saa nagu toimuma, et ühtepidi on see, et kelle see nipsus käib, soovib anda sinna situatsioonil nagu võimaluse, aga anda sinna võimalus, kui tal nipsusse käib ilma ootuseta, on suhteliselt nagu keeruline ja kui vastaspool tunneb kohe ootust ja siis ta nagu sellest nagu sulgub, siis kuidas seda ikkagi nagu seda luua, et see, ma saan aru, et see, kellel see nii-öelda nipsust ei toimu, ta peab ikkagi nagu natuke nagu isegi nagu jõuga on nagu halb sõna, aga füüsiliselt nagu selle sammu astuma teadlikult sinna ligemale ja teades seda, et teisel poolel on nagu ootused ja et ta nagu peab ise ennast nagu natuke nagu sundima sinna sisse siis minema, kui teil ise seda soovi ei ole. Kas ma saan õigesti aru? No, ma ei nimeta seda sundima. Ma ka ei taha, see halb sõna, aga ütle parem sõna. No, aga ma olen nõus, et ta peab astuma sammu selles mõttes, et see mida see olek on inglise keeles on nii hea sõna on willingness, et see ei alga ihast, see hakkab sellisest valmisolekust ja avatusest. Et see eeldab seda, et see muidugi eeldab seda, et see seks on nauditav, sest et sa ei taha olla millekski valmis, kui see, mis järgneb, ei ole hea. Et seal ongi, selles mõttes see on keerulisem teema, et seal on vaja seda, et see seks oleks nauditav, et sul on see nagu mälestus ja teadmine, et kui ma sellesse olukorda ennast panen, siis mul suure tõenäosusega hakkab hea ja siis see kõik mulle tegelikult meeldib. Et lõpus on see, et nii mõnus, miks ma umbes tihemini seda ei tee, on ju see. Ja siis see muidugi eeldab seda, et see
suhe on teil selline, et sa üldse tahad oma partneri jaoks nii-öelda valmis olla, sest kui sa oled ta peale vihane või sa oled rahulolematu, teil on mingi konflikt, siis jälle ei saa seda valmisolekut tegelikult oodata. Et see nõuab ka päris head sellist suhtehügieeni või suhte. Ehk siis vundament peab ikkagi olema, mille peale saad seda valmisolekut ehitada. Ja siis, kui nende asjadega on hästi, siis sa saad olla valmis ja see surve koht, muidugi sa ju saad aru, et su partneril on mingi ootus, on ju. Ja siis küsimus on selles, et kui te nüüd näiteks hakkate midagi seksuaalselt tegema, siis esiteks sa palud, et juhtuks siis midagi sellist, mis sa tead, et sind erutab. See on ka enda eest seismine, et see ei hakka kohe näiteks penetratsiooniga pihta või et käsi ei lähe kohe mootorisse, vaid et on tavaliselt on inimestel mingid soovid, mis nad tahaksid ennem juhtuks. Et ei kiirusta, antakse see aeg. Seal on üks osa veel see, et sa pead ise tegelikult endale andma selle loa oma kehale avaneda, sest et enamike, ütleme siis praegu naiste probleem on see, et kui nad kohe ei erutu, nad hakkavad ise oma peas muretsema. Ma ei erutu, mis nüüd saab, äkki ma ei erutugi, mul ei hakkagi hea ja kui sa siis sellega tegeled, siis ei olegi võimalik erutuda. No kui peas oled, siis ilmselgelt ei saagi ju. Ehk siis tegelikult see on see, et sa ise suudad lõdvestuda sellesse kohta, kus sa veel ei tea, sa veel ei ole erutunud, sa veel ei taha, sa ei tea ka, kas see juhtub, aga sa lihtsalt üritad fokusseerida naudingule, mitte nagu mingile eesmärgile, et see peab kuhugile jõudma, on ju. Et see on natuke selline limbos olemine ja näiteks omast kogemusest ma tean seda, kuigi mina tegelikult kogen väga palju spontaanset tiha, aga ma tean täpselt seda kohta, kus ma vahel olen seksi alustanud sellest külmast kohast, kus on ainult see rõõmus valmisolek, aga ei ole tegelikult mitte mingit tiha veel ega erutust ega mitte midagi ja ma olen isegi olnud nagu mingi 30 minutit selles limbos, kus mul ei ole halb ju, mul on hea, aga nagu see erutus väga ei tõuse ja ei tea, mis juhtub. Ja siis järsku 35 minuti pealt läheb nii heaks, et nagu totaalne kosmos. Ja kui ma ei oleks seda 30 minutit andnud enda kehale, et ma ei oleks elusest teada saanud. Et minu jaoks on see juba sellepärast hästi lihtne, et ma olen pidevalt saanud seda kogemust, et see toimib, et see ei ole mingi teoreetiline jutt. Et niimoodi sa hakkadki seda kinnitust saama, kui sa hakkad seda ise selliselt kogema. Aga see eeldabki seda, et sa ise annad selle aja, mitte ei anna alla, sest paljud on niimoodi, ma ei erutu, suva teen mehe pärast ära. Ja siis läheb fookus enda kehalt ära ja hakkad seal mehe otsas hüppama, et tal lahti saada kiiresti. Muidugi nii sa ju ei andnudki endale võimalust. Ehk siis fookus ikkagi endal ka selles osas. See ongi see pärandmuster ka, kus me nagu ka enda tuleme, et mehed olid ju ikkagi bossid, eks ju. Ja siis nagu naine oli see, kes oli kodus plita taga ja tegi kõik selleks, et mehel ikka hea oleks ja samamoodi ka magamistoas on ja. Et siis nagu naise erutus oli alla surutud üleüldse nagu nii kiriklikus süsteemis kui Nõukogude Liidu ajal, et need olid need tegelased, kes pidid meile lapsi tooma järglasi. Siin nagu praegu alles on ju, ma lugesin erootika ajalugu, et hakatakse tagasi tõmbama seda kliitorite äralõikamist, et naised ei kogeks seksuaalselt. Minepekis on nii hästi. See on nii rets. Aafrikas tehakse siiamaani veel seda. Aga ülejäänud maailmas on juba nagu ikkagi suures määras nagu keelatud, aga mis me ikkagi veel kogeme on ju ikkagi see, et see pärandmustrid on kaasa tulnud, et meestel peab siis nagu hea olema. Ja siis need naised vaesekesed ei kommunikeerigi sellest, et oh my god, et nagu me hakkasime siin koos nagu pitsat küpsetama, et tuba oli juba mõnusad pitsalõhna täis, aga siis tuli mees ja sõi kõik selle hea kraami ära, et sa võid seda karpi edasi nuusutada, et võib-olla käid check-shopist läbi ja vaatad endale mingi toreda vibraatori, et tegutsege ise lõpuni. Aga kuidas see kommunikatsioonini üldse jõuda, et kuidas see naine siis saab avaneda või rääkida sellele mehele, et aga mul ei ole ju hea. Kuidas seda kvaliteeti tõsta? Ja nagu kurb asi on tegelikult see, et tihti need on naised ise, kes ei anna endale võimalust, et see ei ole üldse alati nii, et mees ei ole üldse huvitatud naise naudingust või et mees ainult kiirustab. Mees lihtsalt teeb seda, mis ta arvab, et ta, ma ei tea, tegema peaks või mis ta jälle kuskilt õppinud või näinud on, mis teeb nii-öelda parema iseenese teadmise järgi enamasti. Just. Ja kahjuks nagu kust nad mujalt siis selle info üldse peaksid saama tegelikult kui naise käest, et kuidas naine toimib ja kuidas tal vaja on. Just iga naine on ka
Erinev. kõik naised on erinevad täpselt, aga noh, kurb Päriselt või? ongi see. Wow, see on nüüd päris uus uudis. Aga kurb ongi see, et et mõlemad on tegelikult selle ohvrid, et arvatakse, et on mingi õige ja kindel viis, kuidas seksida ja et niimoodi see peaks toimuma ja siis nagu põhimõtteliselt nagu jäljendatakse midagi, onju. Ja noh, kuna mehel on ikkagi lihtsam selles mõttes, et meeste seksuaalsus ei ole lihtne, seda ma ei väida, aga meestel on mõnes mõttes ikkagi lihtsam, et noh, kui see erektsioon on tekkinud, onju, järelikult neil juba on piisavalt turvaline, muidu see erektsioon ei tekiks. Siis kui sa seda peenist stimuleerid, siis üldiselt sa selle orgasmi ja ejakulatsiooni sealt mõlemad nagu kätte saad, onju. Aga naiste erutus toimub natuke teistmoodi ja võtab kauem aega, enamasti jälle üldistan, naisi on igasuguseid, mõni naine käib ka nupust. Et siis tegelikult ongi, kuna iga naine on nii erinev, siis sa pead ise enda eest seisma, aga kui sa ise enda kehagi ei tunne, siis kuidas sa saad teisele üldse öelda, mida sa tahad, et see probleem algab juba sealt, et kui ei ole enda keha avastatud, siis on väga raske ka teisele midagi öelda. Ja teine asi on see, et naised tihti ise ka ei tea seda, et nad peaksid ise juhtima seda. Et ongi see ootus on nagu see, et mees teab ja mees teeb ja siis mees nüüd kingib mulle orgasmi ja siis, aga mees teab veel vähem. No keegi ei teagi midagi. Nii et kõik obavad lihtsalt pimeduses ja omavahel ei räägita ka, sest noh, rääkimine on nii ebaseksikas ja kuidas ma üldse seksi ajal räägin ja nii edasi, on ju. Ja siis ongi mingi totaalne kaos, mis seal toimub tegelikult. Et tegelikult on vaja lihtsalt julgelt oma suu lahti teha ja hakata ütlema välja seda, mida sa päriselt koged. Noh, minu meelest kõige suurem probleem ongi tegelikult see, et seks ei ole siiras ega ehe ega aus, vaid see on lihtsalt mingisugune pantomiimetendus põhimõtteliselt sellest, kuidas üks seks toimima peaks. Seksi ajal tihti toimub see, et mees on ülimures oma erektsiooni pärast näiteks, on ju. Ta ei ütle elu sees seda naisele. Hoiab seal tuharat pinges, üritab erektsiooni hoida. Muidugi, ma olen ju ikkagi Liivimaa kõige kõvem sugukond. Just. Ma pean venet. Siis ta, noh, ma ei tea, muretseb, et ega ta enne ei tule, on ju, kui naine, sest naised tulevad enne, on ju, seda ta on kuskilt lugenud. Siis naine samal ajal põeb oma, et noh, ma ei tea, erutus ei tõuse või kui erutus tõusis, et ei tea, nii kaua läheb selle orgasmiga aega või ma ei tea, muretseb üldse enda keha pärast, et kuidas see välja näeb ja nii edasi. Ja just on mingi 2 pinges ja mures inimest, kes üritavad sooritada seksi, on ju. Versus see, et tuleks päriselt kohale ja hakkaks päriselt rääkima omavahel ja ma ei tea, mul alati kliendid saavad šoki, kui ma ütlen neile, aga miks sa ei ütle oma partnerile, et sa praegu kardad või sa oled praegu ebakindel või et sa ei tea, kas see erektsioon püsib või sa ei tea, kas sul erutus tekib või sa praegu ei tunne üldse mitte midagi, sest järsku läks kõik tuimaks. Et noh, see tundub nii võõras mõte, sest et see ei ole ju üldse seksikas, on ju. Et noh, et see mingi siuke arvamus, et seks peaks olema seksikas. Aga samas ka seksis toimib see, et mida ausam sa oled, mida rohkem sa ruumi tood, seda lähedasem sa tegelikult oled. Aus kommunikatsioon. Ja selles mõttes, et kogu see energia, mida sa kulutad sellele, et varjata seda, mis sinuga päriselt toimub, saab siis actually liikuma hakata sinu ja su partneri vahel ja see seks saab päriselt muutuda nauditavaks, on ju. Täitsa lõpp, et me siiski me oleme eeldamise kuningad. Eeldamise, just. Ja kogu aeg me mõtleme selle peale siis meestena, et meil on Eda Pauks on seal voodis ja mehed või naised mõtlevad siis, kola lugu, aga Igor Mang, kes suudab nende mõtteid lugeda tähtede pealt ja vaadata, et mulle meeldib niimoodi ja mulle meeldib teist. Et nii nagu, et see peegeldab ikkagi suhet nagu üldiselt ka arvatavasti on teil see nagu mujal ka, magamistoas väljas ka siis arvatavasti see eeldamine, eks ju. Ja ta lihtsalt see magamistuba on selle ülejäänud suhte nagu väljendus. Väga nõus. Ja üks väga minu meelest nagu selline halb asi veel on see, et ei võeta vastutust enda naudingu eest, vaid tihti võetakse hoopis teise inimese eest naudingu eest vastutus. See ongi see, et justkui mees peaks siis naist suutma rahuldada ja naine muretseb siis, et mehel oleks hea. Et kellegi fookus ei ole iseenda peal, kus ta tegelikult olema peaks, sellepärast et sinu nauding asub sinu kehas. Ja kui sa ei ole enda kehaga parasjagu ühenduses, siis sa ei saagi siin mitte midagi kogeda. Loomulikult sa oled ka seksi ajal häälestunud oma partnerile. 2 asja on korraga tõsi. Sa oled ühenduses endaga ja häälestunud ka partnerile. Et aga enamasti on hoopis see, et tegeletakse teise inimesega. Noh, või siis ma ei tea, või siis üks tegeleb iseendaga, aga teine tegeleb ikkagi teisega. Ja noh, niimoodi see osapool, kes siis väga seksi ei naudi, siis enamasti on asi seal, et kõik see toimub teise pärast. Ainult püüab teisele meeldida, teha nii, nagu teine tahab ja ta mitte kunagi ei sea enda naudingut esikohale.
ja no niimoodi muidugi sa ei taha seksida lõpuks ju, kui sul on kogu aeg, see toimub kogu aeg ainult teise pärast. Ja kas seal on siis ka põhjus selles, et nagu, mis on nagu mingi nagu ülikurb statistika, et 80% naisi väidetavalt nagu on orgasmi siis teeselnud või teesleb nii-öelda seda enda nagu suhtes. See on ju nagu ulmelausa. Ehk siis, et noh, et teeme siis selle ära ja siis arvatavasti need 80% naistest on ka need siis tegelikult seksi ei naudigi ja teevadki seda siis ainult partneri pärast või? Ja tavaliselt see ongi see, et ei anta, seesama, mis ma rääkisin, et enda kehale piisavalt aega ei anta, minnakse juba kohe paanikasse ära, et siin ilmselt midagi ei toimu ja siis minnakse üle teise pliisimise peale, teisele meeldimise peale ja siis, et pakkuda teisele nagu hea show, et seal on mitu elementi, et mõni võib nagu tahta ise paista hea armastaja välja ja siis sellepärast selle oigab ja ähib ja saab orgasme, et siis mees vaataks, et milline naine on ja või siis ongi tahad mehe ego upitada sellega, et mees tunneks, et ta on hea. Tihti naised teesklevad sellepärast, et seks saaks kiiremini läbi, et ei peaks seal rohkem olema, sest jällegi enda naudingust on loobutud, ei osata enda naudingu eest nagu võidelda, kõlab ka valesti. Ma arvan, et seal ei ole tegelikult võitlust, aga lihtsalt hoolitseda enda naudingu eest, et siis, kuna see toimub mehe pärast, siis mida kiiremini see läbi saab, seda vähem sa pead seal mehe pärast teatrit tegema. Aga nagu sa lähed kehva teatritükki vaatama, sa ei viitsi ka seal teist poole aega enam sellel tiksuda, et teeks nagu kärmelt. Kas siis siin on vist ka siis ikkagi nagu, et parem, kus oli jõudne lõpp kui lõput õudus, et see ausus tuua nagu sisse ja piltlikult öeldes teha siis nagu ütleme nendele kõige nõrnemale soole, kes on tegelikult mehed, teha siis haiget, et öelda päriselt ausalt nagu välja, et see koht nagu on ja et see ei ole nagu mehe süü, vaid see on see koht, mis teil on ja see nüüd koht tahaks lahendust, sellepärast kui nagu see pikalt kestab, ma arvan, et see nagu ikkagi õõnestab suhet ju pigem. Muidugi, aga see põhjus, miks üldse mees saab haiget sellises olukorras, kui naine ütleb talle, et ma praegu ei nautinud või et ma ei saa orgasmi või mis iganes, see näitabki, et on võetud vastutust teise inimese naudingu eest järelikult, et see saab üldse meest riivata, näitab, et mees arvab, et see on kuidagi tema töö. Ja ma arvan, aga see on üks müüt, mis ma arvan, on ikkagi väga laialdane. Väga kinnistunud. Sest tegelikkuses, kui sina ütled teisele, et ma ei naudi, siis see ei ole tegelikult teise probleem selles mõttes, et ta ei ole milleski süüdi. Nüüd ongi, sa pead hakkama küsima seda, mida sa tahad, selleks, et sina saaksid hakata nautima. Nauding asub sinu kehas, teine ei saa seda sulle päriselt anda. Ta saab ainult luua need tingimused, toetada sellega, et luua need tingimused, mis soodustavad sinul naudingu kogemist. Ülejäänud on sinu enda teema üldsegi. Sinu mõtted, sinu tunded, sinu peasolek, sinu väsimused, kõik muud asjad. Täpselt, et kui mõlemad saaksid sellest ühtemoodi aru, siis tegelikult ei oleks üldse seda probleemi, et ei julgetaks üksteisele öelda. Või näiteks see sama asi, et ma ei tea, naine võtab mehelt suhu, pakub oraalseksi ja mehed ka tihti kannatavad seal, võib-olla on tegelikult valus või ma ei tea, võetakse liiga kõvasti kinni või ma ei tea, hammustab või midagi. Hambakambrid käisid raks üle. Ja ei ütle midagi. Ei ütle midagi. Või siis, kui ütleb, siis näiteks naine solvub. See näitab ju ka, et see naine arvas, et ta peaks kuidagi oskama väga hästi suhu võtta ja nüüd, kui ta ei osanud, siis ta on kuidagi kehvem naine, kui tegelikkuses. Üks asi on see haiget tegemine, aga nagu üleüldse meestele ikkagi meeldib erinevalt, et mõnele meeldib tugevamini, mõnele nõrgemalt, kas sa pead kätega kõvemini hoidma või mis iganes, et sa ei saa eeldada, et sina peaksid seda kuidagi teadma. Sa saadki seda teada ainult siis, kui teine sulle seda ütleb. Aga nüüd, kui sa oled selline, kes solvub, siis teisel on jälle seda raske sulle öelda, et seal käib siuke üksteise tunnete eest vastutuse pidev võtmine ja naudingu eest vastutuse võtmine, mis tekitab kõige suuremat errorit üldse minu meelest. Ehk see on hea koht nagu tuua nagu aluseks, et naudingud hakkavad sinust enesest pihta ja selle nii-öelda baasil saab neid intiimseid vestlusi hakata nagu pidama, et tuua. Et ne peab voodis tegema, kui see asi käes on, need võib vabalt juba nagu enne rääkida kõik selgeks. Hästi hea on seksist üldse rääkida, aga seksivälisel ajal. Jah, täpselt. Et just siuksel neutraalsel ajal, kus mõlemal on kõht täis ja tuju hea ja keegi ei ole magamata ja teil ei ole parasjagu tüli käsil, et see ei ole see, et sa alustad seksist rääkimist sellest, et eile oli nii halb, vaid et ongi mingi neutraalne aeg. Tülitsed, by the way, kuule, see seksivärk on ka veel vahel. Ja siis mina väga soovitan seksi ajal seksist rääkida ja eriti ma soovitan seksist rääkida pärast seksi. Et see ongi nagu siuke kokkuvõtet aeg natuke, et kuidas läks, mis toimus.
kui oli väga hea, siis öeldagi, et nii hea oli. Exceli tabelisse punktid kirja, graafikud. Just peale seksi, nii, tõmbame läpakad lahti, vaatame. Hinda 10 palju skooris, Kristo, kuidas oli? 7,5. Kuidas lõdvestusid? Sooritus 5. Olid kehas, ei, mõtlesid IGEA peal ikka veel sellel ajal, kuidas mis tapeeti osta. Lihtsalt tasub esile tuua seda, mida sa nautisid ja mida sa võib-olla tahaksid veel rohkem kogeda ja mina väga julgustan ka esile tooma seda, mis siis nagu mitte mis valesti oli, mitte sa hakkad teist inimest süüdistama, vaid ütledki seda, mida sina kogesid. Et võib-olla oligi, et sellel hetkel mul tuli mingi hirm üles või ebakindlus või mis iganes, et sa räägid läbi enda tunnet. Ma olen kogenud seda enda suhetes küll, et see on nagu, see lähendab. Et see ei ole nagu mitte kordagi, ta võib olla ebamugav, ta võib olla isegi seksiväliselt, kui me oleme rääkinud siin nagu keerulisemaid teemasid, sa võid tahta mõnikord nagu solvuda või enese pihta seda võtta, aga tulemus on alati see, et see lähendab lõpuks. Just, sest kui sa ei räägi, näiteks vaatame seal seksi ajal midagi juhtub, on ju, mõlemad ju tajuvad seda pinget midagi seal õhus, et midagi seal on või kui üks on off, on ju, siis tegelikult kogu energia on ju maas, on ju. Tihti tehakse nägu, et midagi ei ole juhtunud, seksitakse lõpuni. Ja siis, kui minnakse niisuguse imeliku tundega nagu laiali ja seda kunagi adresseerita, siis esiteks inimese aju alati täidab lüngad mingite hirmumõtetega, nii et sa mõtled nagu nii kõige hullemat, on ju, või mingid enda ebakindlusi ketrad seal. Teiseks see jätab selle jälje, et sul on järgmine kord juba mingi mure või ärevus seoses seksiga, sest see ei olnud nagu väga hea või mingi pinge on seal. Nii et sa hakkad ka looma seda mustrit, kus see seks tundub ikkagi midagi ebamugavat või ebameeldivat. Versus see, et kui sa selle teema ära lahustad seal kohe, siis järgmine kord ei ole mingit plokki uuesti proovida või uuesti seksida. Et tegelikult on vaja enda aju tallata sisse see muster, et seks on väga hea asi ja see on minu jaoks ja ma täiega naudin seda. Sest see on see põhjus, miks aju seda üldse hakkab uuesti küsima. Sest sa tahad teha ainult asju, mis sulle naudingut pakuvad tegelikult. Ja siis oled valmis see valmisolek, mis sellest enne me rääkisime, eks ju. Siis oled sa valmis seda valmisolekut enda ellu lubama. Täpselt, sest me ei ole nagu, meil on nii palju valikuid, mida oma ajaga peale hakata. Miks me peaksime valima seksi, kui see on enam-vähem või ei ole nii väga vastumeelne? See üks... mitte nii väga vastumeelne. Pane see ära, siis ma tõmban siin punktiliselt sellele teemale. Ma tahtsin sellest, mis sa tõid ka enne välja, et mis on ka üks põhjus, miks jõuavad paarid või siis naised sinuni, on see nagu orgasmipuudus, eks ju. Ehk siis ei saa orgasmi sellest eestlemisest juba rääkisime ja sellest, kas on midagi veel, mingi soovitus, mida tuua näiteks, et kui naine ei saa orgasmi, et üks on see, et kõik see avada ja tuua nagu see üldse lauda, eks ju, et nad saaksid koos hakata seda nii-öelda lahendama ka paarina või looma seda, ütleme siis pinnast või soodsat pinnast. Kas on midagi veel, mis sa oled näinud, et mis nagu aitab või mis seal võivad põhjused olla, et miks see nii on? Kui inimesed tulevad, muretsevad oma orgasmi pärast ja ka erutuse ja iha pärast, siis üks teema, mida ma kohe adresseerin, on tegelikult turvatunne. Et see on see põhiline küsimus. Et nagu, mis võib olla see põhjus, miks sa ei tunne ennast turvaliselt tegelikult? Et kas siis üleüldse suhtes võib-olla ei tunne turvaliselt? Tihti on see põhjus. Aga ka selle seksi ajal, et mis seal toimub? See võib olla seotud suhtedünaamikaga laiemalt, see võib olla seotud selle konkreetse olukorraga, selle ümbrusega, keskkonnaga, su enda sisemise seisundiga, aga midagi seal on, mis ei lase sul tunda ennast turvaliselt. Lapsed kõrvaltoas. Näiteks. Et see on tegelikult nagu närvisüsteemi tasandi teema jällegi. Selleks, et orgasmi saada, on vaja, et su tunneksid ennast piisavalt turvaliselt, sest siis su keha saab lõdvestuda, siis sa ei ole enam valvas, on ju, ei tegele nagu, ei ole seda sümpaatilist aktivatsiooni, sa oled piisavalt lõdvestunud, saad olla kohal. Ja siis sa saad tegelikult hakata nautima, sest et siis alles on keha päriselt naudingule vastuvõtlik, on ju. Ja siis, kui on piisavalt naudingut, siis sa saad erutuda, siis saab järgneda iha ja siis saad sa ka orgasmi saada. Ehk see probleem saab algusest altpoolt kuskilt, on ju, sealt turvatunde, lõdvestuse ja naudingu juurest. Sest kui seal midagi logiseb, siis on loogiline, et selle orgasmiga on keeruline. Üleüldse mina soovitan orgasmi eesmärgist täielikult lahti lasta. Sest et kõige kindlam viis mitte orgasmi saada on see, kui sa üritad seda väga saada. Et kui sa viid fookuse sellele, et kogeda võimalikult palju naudingut, siis enamasti hakkavad need orgasmid tegelikult ise tulema, ilma et sa peaksid sellega kuidagi eraldi tegelema. Aga ma ütlen, et vundamendi kivid seal all on tegelikult turvatunne, lõdvestus ja nauding. Et need on need 3 aspekti, mida vaadata. Ja enamik
naisi, kes siis orgasmi tunnevad ennast mingil tasandil väga ebaturvaliselt. See võib olla suhtega seotud, see võib olla seotud iseendaga, on ju, et ma ei tea, kui sa oma keha näiteks vihkad, väga keeruline orgasmi saada. Kui sa tegelikult arvad, et seks on midagi väga ebasünnist ja häbiväärset ja et sul ei olegi üldse õigust naudingut kogeda, jälle väga keeruline orgasmi saada, on ju. Et sellised asjad tavaliselt. Sama teema on nagu meeste puhul ka, et ikkagi, sest ma tean, et kui mul ka kunagi oli ikka keeruline vahepeal üldse seksida, seepärast, et tekkisidki erektsioonihäired, sest et mehena ma tundsin ennast niivõrd ebakindlalt, et piisas ühes korrast, lihtsalt eelmise teema kokkuvõttes, et see kommunikatsioon, ühes korras sellest, kus tuli enneaegne nii-öelda seemnepurse ja jäi kommunikeerimata. Minu sisse jäi tunne, et ma ei ole enam piisav. Et ma nagu ei suuda seda partnerit nüüd rahuldada ja mul on nagu tohutu häbi ja mina seostasin seda igat järgmist vahekorda siis häbiga. Ja mul meeletult keeruline oli alustada siis seda värki, et kuule, äkki ma täna jälle, see võtse samale pinge, mis sealt tuleb, et äkki ma täna jälle ei saa hakkama. Mismoodi tema just mõtles must. Ja siis aastaid hiljem, kui ma olin selle partneriga lahus juba, siis me rääkisime sellest ja siis ta nagu ei saanud aru, et mis minuga juhtus, sest tema ei mäletanudki seda olukorda. Et nagu tal oli täitsa suva, ikka juhtub selleks tööõnnetus. Aga sinu jaoks oli nagu fundamentaalne tohutult, mida ma võtsin järgmisesse paari suhtesse kaasa. Kommunikeeri, räägi ausalt, kuule, juhtub asju, juhtub õnnetusi, kuidas kogesid, ei kogenud, okei, vaata, mis me sellega teha saame. Väga hea näide ja jällegi vaata see, kuidas me sellest räägime tavaliselt, see juba viitab sellele, kui soorituskeskne seks meie ühiskonnas on, sest et tööõnnetus on ju, midagi läks valesti, on ju, nagu oleks mingi õige viis jälle, on ju, isegi see nimi, see enneaegne seemnepurse viitab sellele, nagu oleks mingi õige aeg seemnepurskeks olemas, on ju, et mina näiteks kasutangi sellepärast soovimatu seemnepurse, sest sa lihtsalt siis ise ei soovinud seda, on ju, siis on nagu sellega seotud, mitte sellega, et on mingi õige aeg. Et see juba see keel on meil selline, kõik mehed ütlevad mulle alati, kui neil erektsioon ära kaob, et nüüd ebaõnnestus või kui nad orgasmi ei suutnud kinkida naisele, jälle ebaõnnestus. Läks pekki. Jah, täpselt. Aga kuidas sellega on see, vaata, naised tavaliselt peavad seksi andma. Mis see väljend see on? Kuidas seda kommenteerid? Naised seksi andma. Ja. See on juba ka mingi andmine, vaata. Just. See jälle viitab sellele, et naise nauding ei ole esikohal, sest andmine viitab sellele, et ta kingib seda mehele. Et need sõnad on juba sellised. Pekkis. Et see ei ole väga hea. Juba nagu siuksel tuumatasandil. Aga see, nagu, ma mõtlen, see naudingu, me räägime sellest naudingutest ju ka nagu oma koolitustel räägime siis mitte seksi kontekstis väga palju ja laste kontekstis naudingud on näiteks ongi nagu mäng, eks ju, annab meile need endorfiinid, dopamiinid, eks oksüdotsiini annab, kui me koos oleme, siis nagu tundub, et tegelikult nagu seks on täiskasvanutel täpselt sama asi, täpselt samad hormoonid nagu möllavad. Ma ütlengi ka, et seks ongi täiskasvanute mäng. Jah, eks sama asi tegelikult ja jälle nagu, et kui palju see on, et kas on mingi statistikat või uuringuid ka, et nagu kui oluline see seks ja see nagu mäng siis suhtes nagu on, et kui paljud nagu kui olulist rolli ta suhetes nagu mängib? Väga nõus, et see on mäng. Ma kohe vastan see küsimusele ka, aga probleem tekibki sellest, et me ju ei käitu nagu see oleks mäng. Me käitume nagu see oleks mingi töö või sooritus või võidu peale tegemine, milles on võimalik ebaõnnestuda. Sest kas mängus on võimalik ebaõnnestuda? Ei ole. No ei ole. Et kui lapsed mängivad, siis see ongi selline tore improvisatsioon. On võitjad võib-olla kaotajad, aga point on mängimises, mitte selles lõpptulemuses. Just, ja eriti ma seksi ma võib-olla tooks veel paralleeli, et see on selline vaba mäng, ilma reegliteta mäng, et võib-olla just siuke, kus lapsed nagu istuvad ja siis koos leiutavad ja selline loominguline mäng. Aga selliselt ei suhtuta enamasti. Nüüd, et vastata su küsimusele, siis et vähemalt sellist asja on siis uuritud ja väidetud, et seks moodustab suhtest 15–20%, kui sellega on hästi. Et nagu seksi olulisus nagu suhte heaolus 20% piltlikult, viiendik. Aga kui sellega on mingeid probleeme, siis ta moodustab 70–80% suhte probleemidest. Ehk siis, kui niimoodi võtta fookus enda peale nagu. Selle järgi, siis kui sellega on probleeme, siis see on väga suur osa suhtest ja väga suur asi. Kui sellega on kõik väga hästi, siis tegelikult on selline mõnus nagu pool. Nii et on, ütleme, viiendik ja Pareto kehtib, et ütleme viiendik paare nagu isegi kui seks on kehva, siis see väga suhte heaolu ei mõjuta, aga 80% paaridesse mõjutab oluliselt suhte heaolu. Ja eks inimesed siin ilmselt on eriarvamusel, et näiteks
isiklikus plaanis minu jaoks on seks väga-väga oluline. Et aga see ongi inimeste jaoks väga erinev ja see ei pea olema sinu jaoks oluline, kui see ei ole. Probleem tekibki tegelikult sellest, kui sa oled endale partneri valinud, kellega jaoks siis on väga oluline. Ja on erinevad. Just, siis on see, kus sa pead sellega madistama hakkama. Sinu enda jaoks jumala, ei peagi üldse, sa peagi seksima, keegi käsigi üldse. Kohe läheme saatega edasi. Kindlasti on meie vaatajate ja kuulajate seas neid inimesi, kes alles saavad vanemateks, eriti just neid isasid või on sinu tuttavate seas kedagi. Ja kui meie Kristoga saime papsideks esimest korda, siis üsna rabe oli see teekond. Ma oleks väga-väga igatsenud, et meil oleks niisugune roheline raamat või õpik kätte antud, et kuidas hoida siis suhteid või kuidas saada seda enesekindlust seal juurde. Et alustav isa ABC on meil siuke koolitus, mis on tehtud spetsiaalselt isadele, nendele, kes on just saamas isaks või kellel laps on juba siuke 1-2 aastane, et rääkida sellest, et mis on päriselt oluline, mis on elus kõige olulisem ja kõige olulisem on ikka meie suhted. Ehk siis me õpetame ja anname häid teadmisi, häid nippe, räägime enda lugusid, kuidas sellel keerulisel perioodil, kus see laps on veel väga väike, hoida kõike need 3 kõige olulisemat suhet. Ehk siis suhet lapsega, mis on just tekkinud, suhet sinu endaga, sest selle sees on seda pehmelt öeldes päris keeruline hoida. Ja loomulikult seda kõige olulisemat, seda paari suhet samamoodi. Nii et alustav isa ABC ja vaadake üle ja kohe jätkame. Meil on ikkagi see saatekuulajad, eks ju, enamasti mitte kõik, eks ju, et oleme kirju saanud ka mitte lastevanematelt, aga enamus on ikkagi lastevanemad ja et see laste tulek vaata sinna suhtesse, eks ju, ja ta on ikkagi sellel perioodil on ta ikkagi väga hormoonide mäng ka, eks ju, selles suhtes, et see kogu hormonaalne kehakeemia ütleb ka ikkagi emale, kes on vast lapse saanud, et kuule, et nagu selle lapsega tuleb tegeleda, ega see mees nagu nüüd väga oluline nagu ei ole, eks ju. Ja siin see mees kõrval, eks ju, kelle jaoks päris palju muutub. Ennem oli päris ilus see asi, lähedust ja kõik oli ja nüüd äkki on kõik. Naine on kadunud kõrvalt põhimõtteliselt. Et mis see nagu, mida seal teha, mida nagu soovitada eriti sellel väikeste laste perioodil? Ja see on raske koht, sest kui 2 saab 3 ja veel sealt edasi, siis kõike jääb ju väheks. Ja seal tulebki, on leitud ka seda, et kes sellesse realistlikult suhtuvad, need on tegelikult õnnelikumad. Ütle uuesti, realistlikult suhtuvad sellesse, et elu muutubki, kui sa lapse saad. Et kes saavad sellest aru. Et need, kes arvavad, et, et midagi ei muutu, we can make it work, et läheb samamoodi edasi, need taast pettuvad kõige rohkem ja on kõige rohkem. Mulle meeldis see kõige rohkem. Meil oli sõber, kes on, nüüd on tal Mihkli, vaata, mis tal on 8-kuune peale vanused, igatahes väike laps ja siis tal oli üks nendest, kes ütles, et kuule, et jah, et kõik läheb nagu, mis seal ikka, vaata, kõik läheb sama sellega edasi, et pole mingit küsimust. Ja siis nüüd, kui kohtusime, siis ütles ka, et nagu, et see on kõige suurem vale üldse, mis ta nagu elus, et nagu, mis mõttes nagu kõik muutub ja nii palju veel muutub. Et see ei ole võimalik, et ei ole võimalik, et see on nagu sama. Meie enda seal alustav isa ABC-l on ka üks, nagu see halus on see, et nagu mitte midagi ei samaks. See on samasugune, vaata dogma nagu umbes, nagu mis me ennem rääkisime siin kommunikatsiooni kohtadest, et me peame andma ja tegema, toimetama selle seksiga, et see on nagu ükskord kainda töö, siis on see tegelikult on ka meeste maailmas, et ega miks me üldse papsi teeme, et väga paljudel meestel pole räägitud, et muutuvad asjad. Ja mida siis meie mehena kogema on see, et naine, sinus on viga. Sina ei suuda praegu tegelikult ära rahuldada mind, et nagu paari suhtes mingi ja tekivadki siuksed. No enamasti isegi seda ei öelda välja, vaid lihtsalt, mis me teeme meestena, me solvume lihtsalt. Me tõmbleme, sest me ei räägi sellest jälle, seda ei ole nagu teema, enne oli, nüüd ei ole seda seksi ja siis on see, et nagu solvume, naine tunneb ennast kehvasti, nagu nii keha muutub, räigelt muutub ja eneseväärtusele nagu arvatavasti korralik nagu pauk nagu nii mõneski mõttes ja siis on veel see, et oota, aga ma peaks kuidagi performima ka, kui ennem oli see jutt oli, et meil on see saavutuspõhine, eks ju, kogu see seks ja siis on see, ma ei performi ka, sellepärast pole soovi ja siis see lihtsalt nagu see allakäigu spiraal on nagu väga kiire tekkima. Ütle igaks üks eesti keeles ka performima. Performima eesti keeles sooritama. Et mida sa seal näed, et mis on siis need suurimad vead, mida need paarid teevad, mida siis peaksin vältima? Üks on see, mis sa ütlesid, et juba võtta eelduseks, et kõik muutub, aga veel? No seal on mõlemat pidi vaja olla tegelikult üksteise suhtes hästi kaastundlik, sest mõlemal on raske. Nagu te kirjeldasite, naise elus muutub väga palju, aga mehe elus muutub ka. Et vahel ma näen, et on läinud nagu selles mõttes kiiva, et naine võib näha ennast ainult seal ohvrina. Et mul on nii raske,
mees muudkui tahab midagi ja et naine enam ei näe seda, et mees ongi täitsa nagu üksi jäänud mõnes mõttes, et see ei ole see, et mees tahab lihtsalt seksi. Mees tahab tegelikult lähedust ja tähelepanu, mida tal enam üldse ei ole. Ja et see on inimlik soov tema poolt. Saada suhtest tähelepanu ja lähedust. Täpselt. Et noh, et kui sa lähed seal nagu sellesse kohta, et see mees on kuidagi vale oma soovidega, noh, siis ühesõnaga, siis juba lähebki rappa. Et sa saad aru, et need on täiesti valiidsed soovid tegelikult, on ju. Teistpidi seal võib olla teistpidi probleem, on ju, et mees ei saa üldse aru, et naine on kogu aeg nagu mingi piimaauto, on ju, need, kes imetavad, kõik ei imeta, aga näiteks just eriti beebiga, et sa oled kogu aeg, keegi on su kogu aeg küljes. Pidevalt. Ja sa ei tahagi, et see mees hingaks su poole räägib. Võib juhtuda, on ju, et see on raske. Et seal on hästi palju jälle me jõuame selle kommunikatsiooni juurde, eks ju, vaja omavahel jälle suhelda sellel teemal, et aru saada ja olla siis empaatiline teise inimese kogemuse osas, on ju. Et kui üks ütleb sulle, et ta tahaks rohkem tähelepanu, et siis sa ei ütle talle, et mul on ka raske. Sest just paaridel on tihti see, et see läheb selleks võistluseks, et kellel raskem on, et me vaidleme selle üle põhimõtteliselt. Muidugi. Et selle asemel, et tunnistada, et teisel võibki olla tema kogemus ja sinul võib olla enda oma, et juba see mõistmine annaks nii palju minu meelest, üksteise mõistmine annaks nii palju juurde, on ju, empaatia. Siis on natuke on ka seal, ma näen seda, et ühest küljest on vaja realistlikult suhtuda, aga teisest küljest on ka see, et sa ei saa seda suhet riiulile ära panna nüüd 5 aastaks, kuni see laps on suurem. Et intiimsust, lähedust ei ole, 5 aasta pärast räägime uuesti. Vaatame siis uuesti. Ja siis ei ole vist midagi vaadata enam. Pühime tolmu pealt selle liiuli vaatama. Täpselt. Ei ole enam suhet, kust tolmu pühkida. Täpselt, et seal on ka vaja ikkagi olla selle teema koha pealt jälle pidada mingit plaani põhimõtteliselt, et okei, esimene aasta vast ongi lapse esimene eluaasta ongi sihuke ellujäämislaager. Ja siis enamasti imetatakse ka. Pärast seda, ma ei ütle, et läheb lihtsamaks, aga asjad hakkavad juba vaikselt muutuma. Ja nii palju kogu aeg tuleb seda iseseisvust ikkagi juurde, et mingi hetk muutub palju realistlikumaks see, et teil on seda aega kahekesi ja siis on oluline seda võtta, sest ma näen ka seda, et paarid ei võta. Nad lihtsalt ei võta. Tohutu, see on üks põhi nagu probleem. Me räägime hästi, vahepeal koolitusel peame rääkima hästi lihtsatest asjadest, sellepärast, et isegi nagu see baas nagu oma vahel kvaliteetaja veetmine on nagu tegelikult nagu nullis, et ühtepidi kõik teavad, et see on oluline, aga lihtsalt ei tehta. Lihtsalt ei tehta. Siis me oleme kaasatud lapsevanemad, me paneme lapse esikohale. Jah. Ja täpselt, et enamasti ongi see, et on mingi süütunne selles osas, et kuidas ma selle lapse jätan. Mida väiksem laps eriti, jah. Just, siis minu eest nagu lapse hoidmisteenust koheldakse kui luksusteenust. Loomulikult võibki olla nii, et sul ei ole võimalik, aga väga paljud paarid, kellega mina töötan, see ei ole probleem. Nad võivad selle lapse hoida võtta, nad lihtsalt ei tee seda. Jällegi, siis kui on aeg, nagu kahekesi aega ei ole, isegi sõpradega võib-olla käiakse väljas, aga mitte kahekesi, et ei saada aru sellest, et see on täiesti eraldi kategooria aeg, mis on eraldi sellest sotsiaalsest elust. Ja lapsevanema elust. Ja lapsevanema elust, on ju. Ja kui seda ei ole, siis ei olegi, mitte midagi tegelikult ei ole. Et kui sa ikka 2 aastat ei ole kuskil omavahel käinud või sa ei pidi kuhugi minema, mine jalutama kas või, siis ongi väga keeruline. Et see on see üks viga. Ja muidugi seksi planeerimine on tegelikult see võti ja kõik vihkavad, kui ma sellest räägin. See on huvitav teema. Sellepärast, et ma pean alati selgituseks ütlema, et ma ei pea silmas seda, et reede õhtul kell 6 püksid lendavad maha ja peenis läheb tuppe ja me teeme selle laste tegemisseksi ära. Et see ei ole see, mida ma seksi planeerimise all silmas pean. Ma tegelikult peangi silmas kahekesi aja planeerimist, kus mõlemad saavad aru, et nad üritavad ka luua konteksti, mis võiks viia siis füüsilise intiimsuseni. Ja nüüd tulles eriti juurde, mis ennem ütlesid, eks ju, et see valmisolek on selle nagu võti, et jah, me mõlemad saame aru, et enamasti on siis ühel partneril, naisel see, et tal ei ole soovi, tegelikult ei ole, aga seal on nagu siis luua see, et tal on võib-olla valmisolek, millel ei ole siis ootust, et võib-olla seda ei teki kuhugi edasi, aga luua see koht. Saab õigesti aru? Ja täpselt, ja et fookus on naudingul, sest et mis saab kellelgi olla naudingu vastu? Enamasti, kui inimene ei taha seksi, tasub küsida oma partnerilt, kui sa ei taha seksi, mida sa päriselt ei taha? Et sest et see ei ole enam, ma ei usu, et see on vastus on, ma ei taha naudingut kogu. Jaa, küsimus, mida sa praegu, kui sa ütled, et sa ei taha seksi, aga mida sa tegelikult nagu ei taha, mis see tähendab sinu jaoks, et sa praegu seksi taha? Sest enamasti, meil on ka see, kui tore, me oleme ikkagi toonud, et oleme nagu küsinud, meil on see, kui oli au siin Valgas käia ja küsida naisterahvaste käest, et kas tõstke käsi, et kes tahavad oma meesterahva käest rohkem lähedust, puudutusi, kallistusi, paitusi, massaase näiteks, mis siis ei ole nagu
ei vii kuhugi, eks ju. No kõigi naiste käed tõusid püsti. Jah. Ehk siis see nagu jah, et see seks arvatavasti tähendab midagi ja see on hea siis, et okei, mis see koht on. Väga tihti see tähendab penetratsiooni. Hea küsimus. Ja mitte isegi see, et ma arvaks, et penetratsioon on kuidagi halb. Penetratsioon on väga hea, lihtsalt tihti on tekkinud selline muster, et puudutus tähendab seksi, iga puudutus peab viima seksini, iga seks tähendab alati penetratsiooni ja kui sa küsid, et kui kiiresti penetratsioonini jõutakse, siis seal on mingi 5-10 minutit ja kõik on ju. Ja jälle keegi ei ole selles süüdi, enamasti siis naine ka ei küsi õpitud jälle käitumine kuskilt tulnud mingisugune nii-öelda standard. Täpselt, et tegelikult kui leiaks üles selle, mida sa päriselt tahad, siis sa saaksid olla ka palju rohkem valmis ja palju rohkem nõus. Et kui seal on see hirm selle planeerimise ees, et kui ma soovitan planeerida, aga inimesel tekitab hoopis vastumeelsust see mõte, et see aeg seal kalendris on, siis seda tulebki adresseerida, et miks see vastumeelsus seal on. Et tegelikult see peaks ju tekitama sinus ootuselevust. Mõnu nagu sama, mis nagu kohtingute perioodil, eks ju. Ma tulen tagasi ikka pitsade juurde, kui sa oled pagan harjunud kogu aeg seda külmutatud pitsat seal mikrooni viskama ja sa ei teagi, kuidas maitseb see päris ehtne Itaaliast poolt tehtud, see õige, see pitsa ahjust tulnud, see pitsa, mille lõhna sa kõigepealt naudid, on ja sa visuaalselt vaatled ja sul on suu juba vett täis. Ja siis sa saad selle tüki panna suhu ja selle teise ja siis sa oled nii kohal seal. Versus siis see, et sa viskad selle külmunud pitsa sinna mikrouuni ja siis teleka kõrvale kuskil kähku lahmad sisse. Täpselt. On ja, et see on nagu hoopis nagu nii-öelda 2 täiesti erinevat asja ja kumba ma siis ootan. Ma ikkagi ootan ju seda mõnusat kogemust. Jah, aga see on jälle hakkab endast, eks ju, pihta see koht. Ja üks asi, mis sa veel ütlesid, mis on minu arust nagu eriti seal väikeste laste perioodil on vajab ümber defineerimist ja millest me ka koolitusel endal räägime ja meestel ikkagi nagu eelkõige siis, aga naistele samamoodi on see, et see seksi mõiste peab ümber defineerima sellel perioodil. Et see ei ole nagu sul, kui see enne oli penetratsioon, eks ju, siis sellel perioodil ta peab ümber defineerima intiimsuseks, läheduseks nagu. Sest et see on see, mis ei tohi nagu ära kaduda. Sest kui see on ühes pajas selle, et puudutus võrdub seks ja siis on sul see periood, kus see puudutust ei ole, kasvab, siis see on see, mis tegelikult seda suhet viib järjest allakäigu spiraalil allapoole. Ja just. See puudutuse vähenemine toob tagasi mingisuguse teise ruumi ja seal tavaliselt ongi see solvumine, viha ja äng. No kõige muu ka, aga see on nagu me tõime ka, see on üks suhtevajadusi. Sa ei saa ilma selleta nagu on, kus ta on vähem oluline ja on suhetes, kus ta on rohkem oluline, aga ta on üks vajadusi, mida me nagu et ta peab seal suhtes olema, see läheduse koht. Ja see on ka üks asi, millest ma lapsevanematega tihti räägin, et kas teil suhtes on seksuaalset suhtlust, ma nimetan seda seksuaalseks suhtluseks, et just see, et ka seksivälisel ajal te kohtlete üksteist kui seksuaalseid olendeid. Kas need on pilgud, puudutused, flirt, komplimendid, suudlused, amelemine, riided seljas, on ju. Et kõik, mida sa ei teeks oma tädi või onuga või lapsega, sest last sa võid ka kallistada ja musitada, aga see on ikkagi nagu seksuaalse kvaliteediga. Ja tihti suhetes see kaob täiesti ära. Et see on seal suhte alguses hästi tugevalt. See on ihatüübis ka kinni või ei ole see? See minu meelest on lihtsalt, see ei ole otseselt iha, ta on seotud sellega küll, et sind võib-olla enam ei tõmba nii väga teise poole, et see, kellel see spontaanne iha on, kuna tal tekib see seksuaalne soov, siis ta läheb selle pärast näppima. Aga ma mõtlengi, et see peaks olema nagu asi iseeneses, mitte see, et see peab viima seksini, vaid see ongi lihtsalt see, et sulle meeldibki üksteist puudutada, meeldibki flirtida, meeldibki suudelda, et juba see on naudingut pakku, sest see on see, mis hakkab sind eristama sellest, et te olete korterikaaslased tegelikult, on ju. Aga kui seda seksuaalset suhtlust ei ole, siis teie vahel ei olegi seda erootilist energiat üldse. Ja kui seda ei ole, siis too hetk, kui sa seksi algatama lähed, siis ongi nagu täiesti kohmetu ja imelik seda teha. Kus kohas see tuli? Tühja koha pealt nagu, mis asi? Miks sa teed siin nagu ära puudumine? Aga tegelikult, kui me kogu aeg igapäevaselt suudleks oma partnerit nagu päriselt suudleks, mitte ei teeks seda väikest musikest, on ju, puudutaks teda, vaataks teda ihaldava pilguga, on ju, siis see oleks ju kogu aeg õhus. See ongi see 24/7 eelmäng, mida me kõik tegelikult vajame. Ma täiesti kinnitan seda ja võin öelda seda, et ma olen seal kogemuses olnud, kus nagu nii-öelda on pandud intiimsus sinna riiuli peale tolmama ja korterikaaslase kogemus ja tunne. Ja kuidas ma pakkusin ka siis oma naisele ebaterveid puudutusi, ehk siis ongi muutusin selleks solvunud poisikeseks, kes tahab patsis sikutada, et palun märka mind ja siis sa teedki seal kannika näpsu ja värki ja särki ja siis iga puudutus
mul juba pani kõik asjad nagu nii-öelda käima, aga naine tundis, et see on kohustus, eks ju. Tuleb jälle midagi võtma. Täpselt. Ja siis, kui ma sellele lõpuks pihta sain, mida ma praegu teen, siis hakkasime puudutama üksteist, nagu rääkisin naisele, kuule, kas sa soovid neid päris puudutusi ilma, et need lõppeksid kuskile naine, come on, ma olen seda nii pikalt sulle rääkinud juba, sa pole kuulnud, et see omavaheline kommunikatsioon oli kuskil nagu ära nagu lõigatud, on ju. Ja siis tulidki meile kallistused ja need samused suudlemised ja siis nagu nii-öelda üksteise paitused ja asjad, mis ei lõppenud mitte kuskil, et ei viinud kuskil magamistuppa, vaid lihtsalt see oli tore. Ma mäletan, kuidas mul alguses plikad tütred vaatasid, ütlesid, issi, emme rõve, võtke tuba, mingi vannituppa, on ju. Polnud olnud see niimoodi. Siis me rääkisime, et kuule, kui ema isa ei tee seda, siis on olge mures. Vanem plika siin paar kuud tagasi oli, et paps, tule tagasi, sa lähed küll onu Krista juurde kontorisse, aga sul jäi siin emme kallistamata. Tulge nüüd hakkame pihta. Ma panin sihukest asja tähele, et me ei taha, et siin nagu nii-öelda vanemad kuskile laiali läheksid, vaid et ikkagi see lähedus ja kõik oleks nagu olemas. Et nad on praegu tänaseks päevaks normaliseerunud seda, et inimestel on tagasi tulnud. Aga ma saan seda öelda, et kuulda, et te saite sellest ise aru, et siin on midagi rappa läinud ja võtsite selle teema ausalt üles. Ei, see oli valus. Me ikkagi, mehed õppinud läbi valu, et seal ikkagi oli väga palju valu oli seal sees. See oli ikka tugevalt valu, aga polnud kuskilt võtta seda sex coach'i. Me ei teadnud, kes siuke asi üldse olemaski on, et kellegi rääkides on hakkad oma peas seda asja nagu urgitsema, mõtlema värgid, et miks nii on nii imelik olla selle inimesega koos. Mingi häbi ja ebamugavustunne ja siis see kaugenemine hakkab sealt pihta, distantseerumine. Aga ma küsin siis selle väikeste laste perioodis. Ehk siis seksi planeerimine on see soovitus, mida sina annad? Ja 100%, sest mõelge nüüd korra selle peale, kui teil on nii vähe aega, kui suur on tõenäosus, et te saate samasse ruumi oma kallimaga ja teil mõlemal on siis parasjagu iha. No see on olematu ja eriti kui ühel on siis veel see vastuslik tüüp, siis enamasti ei ole nii, et inimene kogeb ainult ühte tüüpi. Tavaliselt kogetakse mõlemad. Et isegi sellel ühel, kellel tavaliselt on vaja seda keskkonda nagu minemist pikemalt, tal on ka neid helgeid hetki. Jaa, aga see on tavaliselt naised kirjeldavad seda niimoodi, et ma olin kodus päeval ja järsku tundsin, et tahaks. Olen kuulnud selle. Ei, see on tööl. Thanks. Kui sa koju jõuad, siis see on ammu läinud, sest see on tegelikult ainult üks hetk, vaata, kui see käivitub. Ja siis, kui see kontekst jälle muutub, selleks õhtuks ta on juba väsinud ja muud asjad on juba ära koormanud. Et ühesõnaga, selle peale lihtsalt ei saa loota. Ja nüüd ma ei tea, kui palju teil üldse, teil on päris palju lapsi, palju teil on sellist aega, kus teil on täiesti segamatult, juhuslikult kahekesi aega, mida te ei ole planeerinud? Kui ei planeeri, siis seda ei teki. Seda ei juhtu mitte kunagi. Et seal ei ole muud varianti, see on ainus viis ja päriselt inimesed hakkavad seda armastama siis, kui nad hakkavad aru saama sellest, et sa tegelikult võtad selle aja, et hakata midagi looma. Et see ei ole see, et nüüd peab mingi kindel asi juhtuma, vaid vastupidi, sa lood seda konteksti, erootilist konteksti ja seal saab muutuda hästi mänguliseks, aga see võib ka lihtsalt tähendada seda, et teil on lihtsalt segamatu aeg, kus teil on ka nii palju aega, et te esiteks saate rääkida omavahel, nagu päriselt jõuda ühele sagedusele ja siis teil on aega, et puudutada üksteist rahulikult, anda kehale aega ja siis mine tea, mis kõik võib veel juhtuda. Või jääbki sinna Või jääb sinna. Aga lihtsalt võimalus anda. Võimalus on ja. Et see üks põhjus, miks ka on raske võimalust anda, on see, kui teine alati solvub. Et see ei lähe kaugemale. Ja muidugi ma ei väida, et inimene ei võiks solvuda. Seal on jälle see koht, et tegelikult võiks lasta tal solvuda. Et sa ei pea ju seda kuidagi isiklikult võtma. Lasta solvus? Jah, lasta solvub, et sa saad talle toeks olla, öelda, et ma mõistan, et sa oled solvunud. Aga see ei tähenda, et sa pead enda piiridest hakkama üle sõitma. Aga enamasti ju inimesed ei oska. Kui teine solvub, siis on kohe nii paha tunne ja tahaks teda kohe päästma hakata või vastupidi, saad veel vihaseks teise peale, et ta solvus. Et me ei oska kuidagi nagu teise inimese emotsioonidega toime tulla kahjuks. Nii et enamasti selle peale ju ehmatatakse hullult ära, kui teine solvub. Kuigi tegelikult nagu täiskasvanud inimene saab enda tunnetega hakkama. Aga kas ikka saab alati? Nii et see nagu mõlemalt poolt töö natuke endaga. Et üks saaks aru, et teine võibki solvuda ja teine saaks aru, et võib-olla äkki ei ole ikkagi põhjust solvuda. Et see ei ole võib-olla see hetk või vähemalt siis solvu korraks, aga ära hakka mossitama, sest et mida veel paarid teevad, nad manipuleerivad üksteisega läbi selle,
et nad hakkavad mossitama, võtavad armastuse ära, käivad niisuguse ohvrinäoga ringi, ei räägi seksi relvana. Just, et noh, siis ongi hästi ebaturvaline jälle see ja siis sa ei julgegi nagu öelda, mida sa päriselt tahad ja siis võibki olla lihtsam tunduda, et ma siis sunnin ennast seksima, et teeme siis pigem ära, kui et ma pean siis tegelema selle kõige muuga, mis on kurb, et tegelikult seda ma ütlen ka, et enda seksima sundimine on kõige halvem taktika, mis saab olla, sest et see lühiajaliselt võib töötada, aga pikaajaliselt juhtub see, et sa enam ei suuda ennast sundida seksima ja siis, sest su keha lõpuks hakkab karjuma ei lihtsalt. Vastu. Ja siis te olete ikka selle probleemi ees. Ja siis on veel hullem, sest et sa oled jõudnud oma aiu seda rada tallata, et seks on halb juba nii pikalt, et nüüd on vaja hakata seda ümber programmeerima jälle ja see võtab jälle oma aja, et see ei käi ka nipsust. Et see on ka, et noh, ma hiljuti jagasin sotsiaalmeedias ka seda, et paarid vahel väga pettuvad, kui nad minu juurde tulevad, sest et ma teatan, et nüüd rohkem ei seksi kohusetundest ja siis sellega seoses võib seks üldse ära kaduda, vaata, kui sa seksid ainult kohusetundest. Ja siis tavaliselt see pool, kes oli hädas sellega, et vähe seksi oli, siis eriti vihane, et nüüd ei ole üldse. Aga see ongi see, et kas sa saad sellest aru, et kui see samamoodi jätkub, te olete nagunii, teil juba on probleem, aga see läheb ainult hullemaks. Et siin on võib-olla lühiajaliselt vaja nüüd natukene hakkama saada endaga, et see muuta päriselt mõlema inimese jaoks nauditavaks, sest kui su partner ei hakka seksi nautima, siis sul ei ole nagunii lootust selle asjaga. Ilus. Ja jälle naudingud on all. Naudingud hakkab nagu pihta, et nagu all. Kui sul on veel, naisena ka, mitu last sul on? Mul on 2, olen ise sünnitanud ja siis mul on kärgpere, kus on veel 2. Nii et 4. kokku 4 last, eks ju, et sa tead ka seda nagu väikeste laste perioodi nagu väga hästi, et oled selle nagu läbinud. Mis on seal sellesse perioodi veel, mida sa oskad nagu meestele anda, nagu, et mis soovitusi, et kuidas siis seda nagu naist seal nagu hoida, et seda nii-öelda valmisolekut suurendada või seda tõenäosust nagu kasvatada, sest see on ikkagi nagu üks põhilisi probleeme, millega mehed nagu kohtuvad, et see intiimsussuhtest nagu kaob nagu ära. Et kas on seal midagi veel lisaks sellele, mis me juba rääkinud oleme? Kui mõelda sellele, mis seksi väliselt toimub, siis hästi oluline on naise aitamine ja toetamine tegelikult, sest see hooldaja roll on väga keeruline roll selles mõttes, et ta ongi väga mitteseksuaalne roll. No ta on ema rollis, perenaise rollis, seal ei ole seda naist, aga meil on lausa see koolitus, kuhu kadus naine, et nagu pealkiri ongi nagu selle pärast pandud, et naine, seal ei ole naist. See on tabav, sest ongi väga keeruline ennast selles rollis tegelikult seksuaalsena tunda, et sellest ongi vaja naist aidata sealt välja. Et ma arvan, et üks oluline asi on see, et kui on võimalik, et siis anda naisele üldse aega, et ta saaks hoolitseda esiteks iseenda vajaduste eest, on ju. See on esimene see vundament, eks ju? Jah, sest et kui inimese endal, ütleme, kui sa ennast ei ole täitnud, siis sul ei ole tegelikult ka ruumi selle suhte jaoks, eks ju. Ja kui naine tunneb, et ta ei jõua vetsuski käia, ei saa duši allgi käia, ei ole trennis käinud juba ma ei tea kui kaua, et siis tal ongi kehv ennastunne tegelikult, on ju. Et sest et naise seksuaalsus selles mõttes on võib öelda isegi isekas, et see algab ikkagi eelkõige sellest, kuidas ta ise ennast naisena tunneb, on ju. Ja kui sa ise ennast hästi ei tunne, siis mees seal kõrval võib olla ükskõik kui äge või ilus või lahe. See ei ole see, mis sind lõpuks erutab, on ju. Et see peab endal olema see koht, kus sa tundud endale ka mõnus või sul on endal mõnus oma kehas olla. Et siis tuleks aidata, võib-olla saab toetada naist või julgustada teda, et ta teeks neid tegevusi, mis tema enda tassi täidavad. See on üks asi. Teiseks, see on leitud täitsa, on uuritud, et igasugune see, kui hoolduskoormus on väga ainult ühe inimese peal, eks ju. Et just eriti toodi välja minu meelest kõik, mis on laste kasvatamisega seotud ja sotsiaalse kalendriga. Et kui nende 2 teema manageerimine on puhtalt ühe inimese peal, siis see inimene suure tõenäosusega tunneb ennast vähem seksuaalsena või tahab vähem seksida. Et see on ka üks asi, mida võib-olla saab natuke korrigeerida, kui on võimalik. Et muidugi inimestel see jaotus suhtes on erinev, kuidas keegi tahab jaotada, on ju. Aga kindlasti tasub mõelda selle peale, et see on, mõjutab tugevalt seksuaalelu negatiivselt. Ja, nagu me ütleme, et ükski suhe ei ole võrdne, aga alati saab olla võrdsem. Alati saab olla võrdsem, jah, just. Et sellele otsa vaadata, siis väga paljud naised ütlevad seda, et ongi, et selle asemel, et tulla ja haarata mul kannikest kinni, et tule aita mul midagi sealt to-do listist maha võtta alustuseks, et mul tegiks natuke ruumi juurde siia pähe ja kehasse ka. Ja siis ma võib-olla oleks avatum jälle, et see on selline tüüpilisem mure, eks.
et võib-olla lihtsalt küsida, et kuidas ma saan, üldse meil võiks olla harjumus üksteiselt küsida nii mehel naiselt kui naisel mehelt, et kuidas ma saaksin su elu lihtsamaks teha. Noh, see on just nagu kõige võti, et kui partnerid tegelevad selle. Seksuaalsuse väravate võti on selles, kuidas ma saan aidata sul elu paremaks teha. Ma täiesti kinnitan seda kohta. Ma jäin 3. lapsega ise koduseks. 2 esimese lapsega ma mehena ei saanud sellest kohast aru. Miks? Sellepärast, et minu kogemus, maailma kogemus oli hoopis teine, mis naisel. Ma läksin tööle. Ma sain ise endaga olla. Ma sain oma mõtteid mõelda, ma sain vahepeal trenni teha, ma sain kõik niisugused asju. Inimestega suhelda. Ma sain inimestega suhelda, ma sain kuskil nagu kodust väljapool olla ja siis mul nagu tunduski, et kuidas ma nagu see naine siis nagu ei avane värki, sest aga ma ei kogenud teda nagu nii-öelda, milline on tema maailm. Ja 3. lapsega ma jäin siis koduseks isaks ja siis ma esimese 2 nädala jooksul ütlesin, mida paganat, kuidas see ema puhkus on nagu, mis toimub, on ju. Ja ma sain sellest asjast aru, et mul kadus seksi-isu igasugune ära, sest mul oli nii palju muid tegemisi, et ma ei saanudki üldse sellesse fokusseerida. Mul nagu 24/7 oli mul üks ihu liiga rohkem juures, on ju. Ma teadsin, et mul kadus see tunne või taju, sest energiatase kukkus drastiliselt. Ja ma mõistsin seda, et kui minu naine sai näiteks kas või ennast välja magada, siis oli see koht juba, et kus hakkasid nagu mingisugused võimalused tekkima. Ta tundis ennast paremini inimesena, sai korra vannis käia, sõbrannadega väljas, oota. Ma sain aru, et siis ma ei ole nagu mingisuguse hooldaja või enda emaga koos, sest oma koolitustel me küsime ka meeste käest, et palun tõstke nagu mehed käed, kes soovivad oma emaga seksuaalvahekorda astuda. No siiamaani ei ole keegi julgenud tunnistada. Näinud käte merd, on ju, et pole tõesti keegi ükski mees nagu nii-öelda tõstnud, et kõik need 500-600 mees, kes ma olen koolitusruumist nagu nii-öelda läbi käinud, on ju, et pole tõepoolest tõstnud ja nad pigem tursatavad naerda selle peale, on ju. Aga siis, kui me läheme selle teemaga sinna, aga kuidas te oma naist kohtlete või kuidas te seda näete, et kas ta on siis sellele hooldaja või siis ja tihti tuleb, et ikka nagu suht on, eks ju. Mulle meeldis see, vaata see üks mees oli mingi poole koolituse pealt oli see, meil on välja reklaamitud see papside meistriklassis ka ikkagi, me räägime nagu intiimsusest nagu selles suhtes ka, eks ju, mis nagu ära kaob. Ja siis ta, et millal nüüd hakatakse seksist rääkima nagu, et et ma tulin selle pärast siia vaata, et saada nagu naist tagasi. Ja siis me pidime nagu talle ütlema, et kallis mees, et meil ongi ju seksikoolitus, et ma hakkasime nagu algusest esimesest teemast nagu pihta ja me lõpuni välja, et see ongi, et see ei ole eraldi, et me saame selle seksisid eraldi välja võtta ja kui sa seda teed, siis see on sul olemas, vaid see on kõik tervik, eriti kui sul lapsed on väiksed. Väga nõus, et see ongi seksi algatamine ei hakka sellest hetkest, kui sa lähed seda seksi küsima või püksi ajama, vaid see on nagu see, kuidas te üksteisega käitute tegelikult 24/7, milline üldse teie suhe on, see kõik mõjutab. Ja see on nii äge, et sa said selle kogemuse omal nahal seda kogeda. Ma arvan, et ennem seda päriselt ei mõistagi, et seda võib rääkida, palju sa tahad, sa võid seda seletada, aga ega see päriselt kohale ei jõua. Ja, et võtke naised, pakige endal kohvrid kokku, et mitte ära kolida, aga laske meel, kui sul nädal aega lapsega olla. Ära minna ja vaadake, mis juhtuma hakkab. Vaadake ja siis on ka vastupidised olukordi endiselt, et on ka neid kohti, kus on nagu mehed, eks ju, ja meil on kuigi 93% üksikvanematest on naised, siis on ka 7% ikkagi mehed, eks ju. Et seda on nagu mõlema pidi, et kui me ütleme mees või naine, võib olla teil täitsa vastupidi. Ja just, on ka peresid, kus mees on põhiliselt kodus ja naine teeb karjääri. Aga seda tahtsin ka veel öelda, et võib-olla see ka, et kumb partner siis on, kes ei ole kodune ja lapsega kogu aeg, et võib-olla miks mitte olla ise see, kes initseerib siis plaanide tegemist ja võtab lapsehoidja või kutsub siis need vanavanemad või loob selle ruumi ja siis aitab seda konteksti luua. Et mina küll mehena planeeriks ise selle kõik ära ja kutsuks naise nagu kaasa. Ma jälle oleme seda öelnud ja nagu söögi peale, et eriti kui lapsed on väiksed, et nagu paari suhtes romantika on mehe vastutada. Esimesel lapse eluaastal, võib-olla isegi 1,5 nagu naisel ei ole ressurssi ja sul pole mitte midagi teha, sa pead seda kandma lihtsalt seda nagu kohta, kui sa tahad, et see nagu tekiks sinna nagu juurde. Et see sul on rohkem ressurssi, enamasti jälle on erandeid, aga enamasti on mehel rohkem ressurssi, et sa pole mitte midagi teha. Kui just naine ei ole lapsi teinud mehega, kes on täiesti saamatu. Ja kogemata juhtus sükene vimka tuli sisse. Ja võib-olla ka on üks laps juures ja siis on probleemid. Et endalgi vahepeal see nagu, ega ma ka poiss pole, ikka muidugi on jah, et see on vist tuleb ikka ette. Eks tihti on ka selline õpitud abitus, et see suhe ikka luuakse koostöös, et tihti see ülefunktsioneerimine võimaldab ju seda alafunktsioneerimist ju ikkagi on ju, et
et noh, naised peavad endale ka siin otsa vaatama vahel, et kas sa üldse lased mehel mees olla või isa olla. Sama, kirjutame alla. Täpselt. Põhiline teema. Tubli tüdruk, Agnes, et selle välja ütlesid. Naised, laske meestel olla mehed. Päriselt lasta vastutada. Nagu meil siin Kristi Saaregi käis siin podcastis, et lihtsalt uurige korra mehe käest, et kuule, mis värvidel lastel üldse silmad on, nagu, või mis numbrid riided nad kannavad. Kuule, või teab keegi meest tunniplaanidest midagi või asjadest. Et ma saan aru, et on mingid konkreetsed vastutusvaldkonnad, no näiteks mindi lasta pesumasina juurde, siis keegi ei viitsi kogu aeg roosa pesuga on sellepärast, et mul on juhtunud jamasid. No, aga kõik igasugused muud asjad ikkagi on naisega kommunikeeritud, räägitud, et mis, kes, kuidas moodi need toimetavad. Ma arvan, meid juba kuulavad väga kaasatud isad kõik on. Meil ei ole juba meie kuulajad väga oleme juba ma ei räägi isadest, ma räägin praegu siin naistest, et mis nagu Agneski ütles, et naised te olete perekonna kael. Ja kui see kael on kange, siis ta ei keera. Vaikselt, rahulikult on need podcastid koos autosõiduga, kuulad siin koos mehega, vaatame, mis me siin räägime, asjad, sest nagu sa ütlesidki, et kui sul tulevad nagu selle coachima need coachingusse mees ja naine, siis mehel on keeruline aru saada, mis nagu sina naisterahvana räägid, siis samamoodi on nagu vahepeal nendel naistel ka keeruline aru saada, mis me meestena nagu räägime või toimetame, et siin mõlemat osapoolt on vaja. Üks soovitus, viimane, sorry. Ei, ära vabandu, pane Anit. On see, et kui siis näiteks oled teinud need plaanid ja te olete läinud kuskile, vahel lihtsalt sellest kodusest keskkonnast väljaminek on sellepärast hea mõte. Ei, see on super. Vaatama seda, mis seal kõik, to-do-list ei ole sul silmes. Et siis tihti naised igatsevadki seda puudutust, mis ei survesta, mis ei ürita neid kuskile viia, ei ürita neid erutust tekitada, vaid ongi lihtsalt hästi kohaloluga. Et ma paneks naise voodile pikali ja ütleks talle, et räägi mulle kallis, mida sa soovid ja meil on nii palju aega, kui sa tahad, me ei pea mitte midagi tegema ja lihtsalt naudi ja siis lasta talle ennast juhendada või ka ise katsetada ja lasta tagasisidet anda, et võtta sealt see igasugune eesmärgipärasus ja surve maha ja siis vaadata, kuidas see naine avaneb. Hea tööriist, lihtsalt luua see koht ja võtta ootused tagant ära ja jälle võib nagu juhtuda, võib mitte juhtuda, aga see valmisolek on seal olemas nagu see koht. Ja praktiseerida meestel, ma soovitan väga praktiseerida siis mitte solvumist. Sest ära nii raske tööd pahal, ma tegin sulle massaaži. Ei taha nii rasket koduseks tööks. Mis mõttes, nagu ma tegin sulle massaaži ja see ei lõppegi nagu see teekond massaaž punktist A punkti tuppa. Kuidas ma tegin oma töö ära nüüd ju, mul tekib frustratsioon, aga tegelikult peaks olema ju midagi muud, eks ju. Üks samm korraga, las solvumine veel jääda järgmiseks korraks. Okay. Natukene suunamuutus, mida hästi nagu põnev teema on see, et mida lihtsalt sinuga on nii hea rääkida, sa oled seda kogenud, monogaamia. Kas me oleme monogaamne liik või ei ole nagu? Et mis see sinu nagu kogemus ja see nagu koht nagu on siin nagu tuua, sellepärast, et nagu vahepeal tuleb niisugust nagu mõlemat nagu infot, et endale mul on niisugune tunne, et ikkagi selle ühe partneriga nagu koos rännates on võimalik nagu järjest sügavamale minna ja et tihtipeale, et me nagu põgeneme ja võtame endale uusi suhteid ja et nii-öelda me kardame seda võib-olla sügavust nagu põgenemist nagu, või seda sügavust, mis seal suhtes võib tulla. Või on ikkagi meil see nagu loomuomane, et vaatame kogu aeg selle nagu pilguga ringi, et kus ja mida veel võiks olla paremat? Mina arvan, et see võiks olla valik. Valik? Ja, ma arvan, et hea ei ole see, kui sa arvad, et on mingi kindel mall, kuhu sa pead mahutuma, et on mingi kindel tee, et kasvan suureks, leian naise, ehitame maja, saame lapsed. Tihti, kui inimesed mööda seda redelit ronivad, siis nad üks hetk tekib see küsimus, et oota, kas ma päriselt seda tahtsin või ei tahtnud. Et seetõttu ma julgustan inimesi küsitlema ennast, et mis on see, mida nad päriselt tahavad. See, mis on loomuomane või mitte, seal võib ühesõnaga tegelikult on leitud, et naistele on palju loomuomasem mitte monogaamne olla. Et meestel on nagu monogaamia rohkem näidustatud kui naistele? Ja naistele hakkab palju kiiremini igav tegelikult pikaajalises suhtes, seksuaalselt eriti.
Et noh, kui me hakkame seda juttu ajama, siis hakkame juba võib-olla niipidi, et noh, tihti ma kuulen, et nagu mehed näiteks üritavad õigustada mingit oma käitumist ja mingi petmise läbi selle jutu, et see ei ole neile loomuomane. Et noh, sellele argumendile ma lajataks kohe vastu, et see ei ole naistele ka ja võib-olla isegi rohkem sellisel juhul. Aga ma lihtsalt arvan, et inimene võiks lähtuda sellest, mis teda päriselt kõnetab. Et ma muidu isiklikult olen sinuga nõus, et mina siiralt arvan, et ühe inimesega sa saad minna päriselt sügavale. Sest kui sul on neid mitu, siis su energia on väga hajutatud ja noh, see lihtsalt sul ei ole nii palju aega. Ei, ma mõtlen, et sul on nagu lapsed isegi, kui tood nagu mängu, eks ju näiteks, et sul pole nagu oma partnerile ka aega nagu panna ja siis kuidas sa 2 või 3 seda aega või saaksid panustada? Mul on täpselt see küsimus inimestele, kui nad seda mittemonogaamia juttu mõtlevad, et kui teile ei meeldi mu see seksi planeerimise jutt, et kuidas te muidu kavatsete ja teile ei meeldi ka seksist rääkida, nii et teile ei meeldi kommunikatsioon, siis kuidas te kavatsete seda mittemonogaamset suhet ehitada? Avatud suhted eeldavad tohutult palju kommunikatsiooni. Selleks, et need õnnestuks, need nõuavad väga emotsionaalselt küpseid inimesi ja see nõuab retsi planeerimist, et sa siis jõuaksid selle kõigega. Et noh, ma ütlen, et see vastavalt vajadusele. Mulle tundub, et osad inimesed, neile on olulisem vabadus ja selline võib-olla ka uudsus ja mitmekülgsus ja võib-olla neil ongi rohkem, nad tahavadki elada rohkem dopamiinisõltuvuses ja ma ei tea, kogeda mingeid teravaid elamusi, siis palun väga, siis on erinevaid viisi, kuidas seda teha ja siis on inimesed, kellel on võib-olla see turvatunne olulisem. Aga nad ei välista üksteist, sest mina näen, et ma saan tunda ennast ka vabalt selles turvalises suhtes, kus ma olen. Et see ei ole nii, et mul on nüüd ainult see turvatunne ja mingit vabadust ei ole, oled puuris. Et see on võib-olla see võti, aga ma olen kogenud mõlemat, natukene pistnud oma jala või näpu sinna mittemonogaamia kogemusse ka oma praeguse partneriga, kellega me oleme nüüd üle 5 aasta koos olnud, siis me alguses olime mittemonogaamsed. Kuidas see õnnestus või kuidas see tulemus oli? Mul on hästi hea meel, et ma seda proovisin, sellepärast, et ma muidu läksin hästi traditsioonilist rada ja tegin seda ja pettusin selles hetkeks, kuigi asi ei olnud tegelikult selles endas, vaid lihtsalt see tegelikult oli asi minus, et ma ei osanud ehitada suhet sellist, nagu ma oleks tahtnud. Aga korraks oli see pettumuse koht, et nii ka tekkis tunne, et okei, see ei toimi, what next. Ja siis ma tahtsin katsetada, mul oli uudishimu ja mul on hea meel, et ma võtsin selle ette, sest et ma tegelikult usun, et see hästi palju õpetas mind suhtes aus olema, sest et see, mida ma praegu inimestele räägin, ma varem ise ei olnud selline. Ma väga vältisin konflikte, ma hullult tahtsin meeldida, ma tegin hästi palju head nägu ja siis lõpuks plahvatasin, kui olin juba hästi palju kannatanud ja ennast alla surunud. Nii et selle päris aususe kogemuse suhtes sain ma siis, kui ma läksin oma praeguse partneriga suhtesse ja me olime mittemonogaamsed ja siis sul oli vaja kõigest ausalt rääkida. Ja kui sa juba räägid ausalt sellest, kuidas ta teise naisega seksib, mis sul siis enam rääkida ausalt on, sest kõik teised teemad tunduvad ju nagu suva. Et põhimõtteliselt nagu kõige sellised raskemad teemad said läbi räägitud, nii et nüüd me oleme nüüd monogaamsed juba aastaid, mida me valisime mõlemad ise. Tema jõudis ka sinna kohta, et ta tahab olla minuga monogaamne. Mina ei survestanud teda kuidagi selles. Et siis... Ei öelnud, et nüüd jääd seksist ilma. Jah, kui me... Ainult teise naisega koos. See on omal mõte, et teine naine olemas, et selles suhtes see oli. Okei, siis ma hakkan ainult sinu nii palju seksima, et sa ei taha enam teist naist ähvardad. Sinna seksiga ei saa hästi ähvardada. Seal tekivad teised valuutad. Aga kui see ongi naljakas, et kui muidu tavalises või monogaamses suhtes ongi see, et on see armukadedus ja see, et kas või teisega seksida, et siis mitte monogaamses suhtes tekib hoopis see aja probleem, et kui palju keegi kellegagi aega veedab. Seksivad nad nagunii, aga lihtsalt, et ongi, et kellega sa oma sünnipäeval näiteks koos oled või kellega sa jõulud veedad või aga see on ka armukadedus tegelikult. Ja ikka, aga see on aja suhtes. Et mitte nagu tähelepanu ja aeg. Kuigi seks on ka tähelepanu ja aeg, mis annad, aga et mitte selle akti enese, vaid aja. Just, ma seda mõtlesin silmas ja mitte seda, et armukadedust ei oleks, vaid et see on suunatud nagu see teravik on mujal, et see aja veetmine on
vähemalt minu jaoks oli põhiprobleem, et ma et ongi, et millal sa oled minuga ja millal sa oled temaga, et see oli nagu kõige põletavam küsimus minu jaoks. See, et nad seksivad, see oli selge, on ju, selle üle me ei pidanud juurdlema. Et see ei tekitanudki minus nagu nii suurt probleemi. Aga et ühesõnaga mina sain selle kogemuse, et see on ikkagi, ma sain aru, et ma ei naudi seda. Sest et minul endal, ma olin täiesti edutu selles, et teisi suhteid luua, kuna ma olin, tahtsin tegelikult... Avatud oli, et võiks ju teha, aga sa ei tulnud välja. No ei taha, Sest et sulle meeldib see üks inimene, ma olen selline inimene, et ma olen hästi, kui mul üks meeldima hakkab, siis ma olen hästi niimoodi. Ja ma ei suutnud, ma nagu üritasin käia kohtingutel ja nii, aga ma päriselt oli ikka nii, et nii kui tema helistas, ma olin kohe hoppis. Valmis, olen olemas. Et see oli nagu mõttetu täitsa, et ma sain aru, et see minu teema ikkagi ei ole, aga äge on öelda seda, et ma teengi selle monogaamse valiku nagu hästi teadlikult, et mitte sellepärast, et keegi oleks mind selleks sundinud. Ja tema sai ka sellest aru, et see on ikka väga raske, kui sa pead mitut naist rõõmsana hoidma. Ta ütleb seda ise ka. Ma usun, et kui ta siin oleks, siis ta ütleks sama, et see ressurss, mis sinna emotsionaalselt läheb, mitme inimesega niimoodi, see on ikka väga, see nõuab, ma ei tea, keda see nõuab. No ikkagi väga suurt nagu teadlikkust, nagu sa ütlesid, kommunikatsioonioskust, aja planeerimist, kõik, eks ju. Küsin siis niipidi ka, et kas nagu, sest meil on tutvusringkonnas nagu mõned ebaõnnestunud näited siit sellest, ütleme nii. Kas sul on see ringkond arvatavasti suurem, mis puudutab monogaamiat ja polüamooriat ja polügaamiat ja et kas on edukaid näited ka, mis on kaua kestnud, et see nagu päriselt nagu toimib ja töötab? Ja ma tunnen küll inimesi, kellel on edukas, aga see ongi hea, et sa selle sisse tõid, et mitte monogaamia on hästi lai mõiste just, et see avatud suhe võib tähendada igasuguseid asju. See võib tähendada seda, et teil on mingid kokku lepitud mingid piirid, mille raames te võite teistega seksida ja et te räägite sellest. See võib ka tähendada, et see on see don't ask, don't tell, et sa võid, aga me ei räägi sellest. Ma ei tea, võid ainult välismaal. Ja siis on polüamooria, mis on see, et on ka suhe teiste inimestega. Ehk siis polüamooria on see, et sul on kaks suhet või mitu rohkem, eks ju, aga see tähendab suhe, siis sul on nagu päriselt see, et emotsionaalselt ka on ja mitte ainult füüsiline. Just. Et ühesõnaga, seal on veel igasuguseid variante, et ma ei ole näinud ausalt, mina ei tea isiklikult, et polüamoorseid suhteid oleks edukaid. Okay. Küll aga ma näen seda, et see teistega seksimine mingil viisil on edukas. Et kui mõlemad on sellega rõõmsalt. See on edukas. Ja just eriti see on edukas siis, kui mõlemad seda tahavad, et see on, ei ole ainult see, et ainult mees näiteks seda teeb, vaid et naisele see ka sobib. Et muidu nagu üks pool surub ennast alla ja see on jälle suhet pikas plaanis tegelikult hävitav. Just. Ja eriti hästi see toimib siis, kui koos näiteks seigeldakse. Et see on ka ei ole variant, et käite mingitel pidudel koos on ju ja jälle nii palju variante. Aga et seda ma olen küll näinud, et inimesed ei ole seksuaalselt eksklusiivsed omavahel, aga neil on siis ikkagi tugev suhe. Aga jah, see polüamoorias on üks keeruline asi. Seda mina ei ole, ma ei ütle, et see võiks toimida. Ma arvan, et on inimtüüpe, kellele see sobib, aga jah. Sinu praktikas ei ole siiamaani ei ole kohanud seda. Kurb asi on veel see, et inimesed tihti pöörduvad selle mitte monogaamia poole siis, kui neil on enda suhe pekkis. Ja, et äkki päästab. See on nüüd lahendus ja see on kaugel tõest, et see plaastrina see ei toimi kohe kindlasti. Siis on lihtsalt see aeglane lahkuminek. Ehk siis väga tugev suhe saab ainult seda vastu võtta. Just, see peab olema suhe, mis põhineb aususel, kommunikatsioonil, millel on väga tugev vundament ja kui sa siis seda ehitad, siis see on võimalik. Kui sul on suhe, kus te ei suuda isegi omavahel rääkida ja siis te arvate, et hakkate nüüd teistega seksima, siis on lihtsalt pikendatud lahkumineku protsess. Okei, väga ilus. Said nüüd oma vastuse? Sain vastuse teada, ma tean, mis ma nüüd tegema hakkan. Said ei ütle, aga ma tean, et mis ma nüüd tegema hakkan. Ühesõnaga, sa tahad kinnistada monogaamiat? Ma ei ütle sulle vastust, ma ei anna nii intiimsed vastused sulle siin avalikkuse eest. No pärast räägime siis. Pärast räägime seda nii-öelda kohta. Teeme Agnesega plaani. Kuule, aga on sul veel, sest ma tahaks tegelikult hakata lõpupoole jõudma, sest meil on märkamatult me oleme päris kaua vestelnud. See hästi mõnus tempokas minek on meil olnud. Et mõnusalt, aeg on mõnusalt nagu lennanud. Et meil on lõpus siuke... Ma küsin ikkagi selle ära, mis mind ennem nagu nii-öelda... Küsi ära enne. Ja ennem nagu hakkas nagu nii-öelda piinama. Meil on tavaliselt niimoodi, et sinna papside meistriklassi ikkagi ilmuvad need mehed läbi naiste.
nii ta paraku on, jah. nii läbi naiste nagu nii-öelda, et naised ikkagi kuulevad, toovad, vaatavad, kuule, et suhtes saab midagi nüüd paremaks teha, sest mehed seda nagu ise väga hästi ei tahaks nagu tunnistada. Kuidas sinu juurde need paarid nüüd jõuavad, et kui nüüd paar tuleb, et kes see tavaliselt selle aja paneb või kes see siis võtab selle initsiatiivi enda kätte? Ja tõsi, et kipub olema, et need on naised. Et üldse, kui ma alustasin, siis oli päris palju niimoodi, et naised, vallalised naised pöördusid või siis suhtes naised, aga üksinda niimoodi, et meest kaasa ei toodud. Siis mingi hetk hakkasid paarid tulema, mis oli hästi tore, aga ka ikkagi enamasti oli see naine, kes mulle kirjutas. Vist ma ei ole vaadanud, aga mulle tundub, et mu jälgijatases on ka ikkagi rohkem naisi. Aga nüüd viimasel ajal on hakanud tulema rohkem mehi üksinda ja on ka mehi, kes siis on need pöördujad. Aga ma olen näinud seda, et need mehed, ma ei ütle, et kõik mehed nii teevad, lihtsalt ma olen seda näinud, et see mees, kes pöördub, võib olla natuke sellise suhtumisega, et ta toob selle naise, et ta tehtaks korda, et ta näeb, et see probleem on naises, sest et tema kogeb, et tema ju tahab seksida. Nii et järelikult tema ei saa see probleem olla. Et seal tahetakse nagu ühele inimesele näpuga näidata, mis ei ole, see suhe luuakse koos, eks ju, et see on alati dünaamika. Et see võib natuke pärssida algul seda tööd, et nad mõlemad saaksid aru, et nad on ikkagi tiim, meeskond ja et nüüd hakkame koos sellele probleemile otsa vaatama. Mitte nii, et üks on vale. Nii et seda ma näen ka. Aga näiteks ma ka nüüd alustasin töötubade sarja oma partneriga teeme, kus me aitame paare jõuda siis sellisest soorituskesksest seksist naudingu keskseni. Ilus. Ja seal oli niimoodi, et esimesse töötuppa kuskil pooled olid tegelikult mehed, kes vähemalt kirjutasid mulle. Ma nüüd ei tea lõpuni, kes siis selle impulsi andis, aga pooled olid naised, kes saatsid, kirjutasid või pileti ostsid ja pooled olid mehed. Et ma ei teagi, ma oleks pidanud küsima nüüd, kui esimene kord ära oli, et kes siis lõpuks otsustas, et tulete. Aga jah, meestel võib-olla on rohkem neid kõhklusi ja hirme. Esiteks nad ei pruugi alati olla need, kes esimesena tunnistavad, et on probleem. Teiseks nad võivad karta kuidagi, kes see sex-coach on ja mis seal nüüd tehakse ja mis ma nüüd rääkima pean ja võõrale inimesele ennast avama. Et naised ikkagi tihemini minu meelest otsivad abi ja julgevad kuidagi abi küsida. Ja töötoa suhtes ka oli tegelikult, ma küsisin sotsiaalmeedias, et mis need hirmud või küsimused on seoses selle töötoaga, et siis sealt kumas ka see läbi, et kardeti näiteks, et peab jagama seal teiste ees kuidagi midagi, mida ei taha jagada või peab hakkama oma seksuaalelust rääkima või peab ennast paljaks võtma või midagi. Et need hirmud ma sain siis kõik maha võtta. Et mulle tundub, et võib-olla üldistada küll, et mehed ei taha nii väga jagada enda asju kõigiga. Et tulla kellegi teise juurde oma musta pesu pesema. Hästi aavatav koht. See on inimesed seda toodab, et meil ka on seda sama kohta tuleb nagu ette vaata ja see on jälle see, et meil saab koolituse läbida niimoodi, et sa ühtegi sõna ka ei ütle. Lihtsalt mõnikord, kui sa ütled, see on sulle endale kasulik. Et sa seda väljendad ja tood küsimused lauda ja et see sulle endal lihtsalt võib olla oluliselt kasulikum see koolitus. Et kui sa teed, aga kohustust ei ole. Ja sa võid avastada just seal koha peal, on ju, et tegelikult sul hakkab hästi turvaline ja mõnus ja et ei olegi midagi hullu. Ja kõik, mis ongi seal ruumis ja sealt välja ei liigun, et see on nagu ilus. Ja seksiga tihti veel kardetakse, et on äkki mingi uhuu teema või ma ei tea, uhuu on mingi üldine nimetus, ma ei tea, kõikidele asjadele viimasel ajal, et see on ka selline huvitav asi, mille eest meid kiideti väga partneriga nüüd, kui me selle esimese töötoa ära tegime, et oli seal alguses see teooria osa, mis andis raamid ja struktuuri ja oli nagu teaduspõhine, see meestele väga meeldis. Ja siis pärast, kui need praktikad algasid, siis nad juba teadsid, et miks midagi tehakse. Miks see vajalik, mida me teeme? Just, et siis neil oli rohkem usaldust selle suunas, kui et paneme lihtsalt nad kohe üksteisele silma vaatama ja hingama ja siis neil võib-olla jookseb juhe kokku natuke. Võtke kohe riidid sellest ära. Läheme kohe sinna lõpuaktini ära ja eelmängu ärme tee. Et seal on ikkagi peab neid võib-olla natukene julgustama, aga siis, kui mehel on turvaline, siis ta tegelikult avaneb küll, et seda ma näen ka. Aga siis teeme lõppu väike kähkuga ka ikkagi. Et meil on kolmekesi ja meil on väike selline teisel hooajal väike lõpu kähkukas, et lõpeta lause,
et mõned laused sulle ette ja pane lõppu. Ei, see on väga lihtsad, ma arvan, sul tuleb hästi, aga hea teada, et mida sina vastad. Väga hea ema kõige tähtsam omadus on? Kannatlikkus. No okei, väga ägeda paarisuhte salajane koostisosa on? Kohalolu. Ilus. Parim kingitus, mida vanem saab oma lapsele ellu kaasa anda? Hea paarisuhe. Ja, mis rääkisime, eks? Äge. Kõige paremini aitab pikaaegses suhtes kirge hoida? Ausus. Ausus on suurim afrodisiaakum. On, eks ju. Oi, kui ilus. Ma kirjutan 2 käega sellele alla. Puhas Viagra? Puhas Viagra, ausus. Aitäh sulle, Agnes, et sa täna siin olid ja et sa nii aus olid. Aitäh, et sest ilma selleta ei saakski rääkida vabalt see, et sa oled avatud aus, et sa jagad seda, aitad paare järjest rohkem kogeda naudinguid, aitad neid rohkem üksteisele lähemale, see on nagu nii tänuväärne. Aitäh, et sa seda tööd teed. Teile sama, sest et teie teete täpselt samamoodi sama olulist tööd ja see on väga tihedalt, ma saan aru, on seotud. Ja absoluutselt, eks mõlemad teeme piltlikult öeldes seksikoolitusi, aga natukene erinevate nagu nurkade alt, et on suur rõõm, et sa tulid. Kingituseks sulle. Muutuse rännaku poolt saad midagi teistsugust kogeda, kui sa käinud ei ole. Saad oma kaaslase kaasa võtta, mehe kaasa võtta ja saate kahekesi minna ise valitud kuupäeval kogema, mis see muutuste rännak on, teete natuke oma sellist sisekaemuslikku nagu tööd, et saate selle võtta. Ja kuna sul on lapsed ka, siis palliraamat ka sulle kingituseks. Nii tore. Meesraamat ka sulle kingituseks. Mehele siis eelkõige, nii et saad raamatut kingituseks, saad mõtterännakule minna, nii et suur aitäh, et sa meile külla tulid, meile väga meeldis. Et ma eeldan, et sulle ka, mulle vähemalt väga meeldis. Mulle või? Jah. Täiega meeldis. Ja ma loodan, et teile ka kõik, kes te kuulasite ja vaatasite ja endiselt üleskutse sama, kui meeldis, siis palun jaga sõbraga, jaga sotsiaalmeedias, kirjuta meile tagasisidet, ütle, kuidas sulle meeldis. Kirjuta ka, keda sa veel sooviksid meie saates näha, anna meile mõnusaid soovitusi ka ja loomulikult pane see jälgi, telli, subscribe, mis iganes see nupp on, kus sa seda episoodi vaatad, sest nii aitad meil levida. Ja näiteks, kui sa ei tea, keda soovitada, siis võib-olla mingi teema, mida katta, et kui täna rääkisime intiimsusest ja seksuaalsusest, võib-olla on mingisugune teema, mida sa sooviksid, et me räägiksime ma ei tea, piirid paari suhtes. Nii et andke meile teada, kirjutage meile ikka, meil on te tagasisidet väga äge lugeda ja mis siis muud kui kohtume jälle 2 nädala pärast. Tšau.